See ruum, kus me praegu oleme, on Tallinna ilmajaama sidekeskus. Siin ümberringi viliseb ja suhiseb ja plõksub kõik. Niimoodi saabuvad andmed ilma kohta ja siin siis, no võiks niimoodi piltlikult öelda, see ilmaköök meil asubki. Me ajame juttu Tallinna ilmajaama ülema Helve Ohakuga. Alles pool tundi tagasi rääkisite te Eesti Raadio Vikerkajas ja andsite tänaseks prognoosi. Meid huvitab aga, kuidas on kosmos seotud selle tööga, mida teie teete? No praegu on meil juba igapäevasesse ilmaennustuse praktikasse täiesti juurutatud, kui nii võiks öelda, Sputnikute fotod, mida me kasutame lihtsalt Atlandi ookeanilt tulevate tsüklonite ülesleidmiseks, kuna ookeanide kohal on jaamu, ookeanidel on jaamu väga vähe, uurimislaevad põhiliselt võib-olla mõned üksikud ja selle tõttu on erakordselt tähtis teada saada, kus ja millal mingi uus tsüklon tekib ja kuhu ta liigub. Kas nüüd meteosputnikud on ammu juba teie relvastuses? No kui katsetuste aeg välja arvata, siis võib-olla nii 5 aasta ringis, aga muidugi me katsetasime seda juba varem ja muidugi Tallinn oli võib-olla üks viimaseid, kus neid varusta saime, kuna suuremad keskused on juba ammu sellega tegelenud. Aitäh! Nii tore oli vaadata ilusaid noori inimesi ekraanil ja nüüd räägib meile samuti noor teadlane Jan-Andres Raht sellest, kuidas kaugseire andmete toel fütoplanktoni hindamisel Eesti mereala seisundi hinnanguid täpsustati. Aitäh sulle! Nii, tervist minu poolt, on mind kuulda, slaide näha? Kõik on hästi, slaid on näha. Nii, aga ma siis alustan. Tervist kõigile, olen Jan-Andres Raht, doktorant siis Tartu Observatooriumist ja ma räägin täna meie tehtud just valminud esimesel aastapoolel siis projektist, mille nimi on kaugseire andmete tugi fütoplanktoni hindamisel Eesti mereala seisundi hinnangute täpsustamiseks. Kaasautorid olid projektil Kersti Kangro ja Krista Allikas, ka samuti Tartu Observatooriumist ning Andres Jaanus siis Eesti Mereinstituudis. Nii, et projekti esimeseks eesmärgiks oli siis uurida satelliidi andmete sobivust Eesti rannikualade seireks ning teiseks eesmärgiks oli välja selgitada rannikualade hetkeseisund, lähtudes siis merestrateegia raamdirektiivi reeglitest. Ja raamdirektiivis ette nähtud tegevusi koordineerib meil Läänemere piirkonnas HELCOM ehk Baltic Marine Environment Protection Commission või siis Helsinki Commission. Ja just HELCOMi töö ongi koordineerida antud graafikul siis rohelisega märgitud riikide vahelist koostööd, selleks, et kaitsta ja parandada Läänemere seisundit. Ja selle raames saigi meie töö tehtud Eesti Keskkonnaagentuuri jaoks, kes ka siis omalt poolt rahastas projekti. Kuid milleks üldse seirata Läänemerd ja meie rannikualasid? Läänemeri on tugeva inimtekkelise surve all ja on olnud seda juba 50-ndast, 60-ndast eelmises sajandis siis. Peamiselt põhjustavad seda lähedal asuvad tööstused, linnad, põllumajandus ja muud inimtegevusest tulenevad sisendid, mis põhjustavad toitainete lisandsisendit siis Läänemerre, selle eutrofeerumist ja seetõttu ka muutusi fütoplanktoni kooslustes. Üheks peamistest võitjatest on erinevad tsüanobakterite liigid ja tsüanobakterid on lihtsalt üks tüüp fütoplanktoni. Ja kes on siis võimelised tänu lisatud toitainetele ja kliimamuutuse tõttu tõusvale temperatuurile vohama ja domineerima siis kooslusi Läänemeres. Osad tsüanobakterite liigid toodavad toksilisi aineid, mistõttu nimetatakse neid ka tihtipeale kahjulikeks tsüanobakterite õitsenguteks, et kui nad siis vohavad. Inglise keeles harmful algal blooms. Ja eelnevalt, kuna nad on iga aasta esinevad
siis eelnevalt on leitud, et need õitsengud on tekkimas iga aasta varasemalt ning on ruumiliselt üha ulatuslikumad. Ja siis nende toksilisuse tõttu võivad nad häirida vee ökosüsteeme, meretööstust kui ka turismi. Mõned toksiinid on ohtlikud ka inimestele, põhjustades nahahäiritusi kui ka äärmistel juhtudel palju tõsisemaid terviserikkeid siis. Et meie uuringus, me arvestasime siis oma uuringus 16 rannikuala, mis on siis Kaari poolt kasutusel ja on toodud sellel graafikul siin, et tähistatud erinevate oranžide või pruunikate värvidega. Et selleks, et siis vähendada kaldamõju, ehk siis rannikumõju või mandrimõju satelliidi andmetele, siis võtsime 1 kilomeetrise puhvri rannikust siis. Ja andmestikus arvestasime suvekuudega ehk juunist augusti lõpuni, et uurida just suveõitsengu perioodi, et Läänemeres on tüüpiliselt 2 õitsengu perioodi, üks kevadel, üks suvel. Et just suveõitsengul domineerivad siis tšuanobakterid. Siis satelliidi andmete puhul tuligi kasuks STHub, sest just sealt saime me algset protsessitud andmed. Sealhulgas olime huvitatud siis klorofüllaast, mis on tšuanobakteri rakkudes optiliselt aktiivne pigment. Huvitusime ka hägususest, mida kasutatakse aga võimalike surnud tšuanobakteri rakkude tuvastamiseks. Lisaks vaatasime ka maximum chlorophyll indeksit, ehk siis see MCI indeks, et tuletada sellest siis biomass, aga sellest natuke täpsemalt mõne aja pärast. Kuna STHubis on see võrdlemisi siis lihtsaks tehtud, siis katsetasime kõigepealt 2 erinevat atmosfääri korrektsiooni protsessorit, et tuletada vajalikud andmed. Et esimeseks vaatasime siis Case 2 RCC, ehk siis see C2 RCC protsessorit, mis siis põhineb närvivõrgustikul ja on just treenitud optiliselt keerukatel veekogudel, nagu meie rannikualad. Ja teiseks vaatasime polümeri, mis on siis veepeegeldusteguritel põhinev algoritm. Ja siis in situ andmest tulid meil Eesti Mereinstituudilt ja sealhulgas oli ka klorofülla ja siis lämmastikku fikseerivate tšuanobakterite biomass. Siis töö raames vaatasime 4 erinevat indeksit või indikaatorit, mida kasutatakse või siis on minevikus kasutatud keskkonnaseisundi hindamiseks, just lähtudes siis tšuanobakteri biomassist. Et esimeseks nendest oli fütoplanktoni intensiivsuse indeks, mis on võrdlemisi harilik indikaator, et selle iva seisneb selles, et summeeritakse päevad, millal klorofülla kontsentratsioon siis ületab mingi teatud lävend. Me kasutasime lävendiks klorofülla kontsentratsiooni 5 milligrammi kuupmeetris. Et seda on siis eelnevalt kasutatud. Ja esialgselt töötasid selle indeksi siis välja Fleming ja Kaitala, et hinnata just seda eelnevalt nimetatud kevadõitsengu perioodi. Et me oma töös tahtsime siis näha, kas see sobib ka suveõitsengu jaoks. Nii, siis teiseks indikaatoriks oli meil tšuanobakteri pinnaõitsengu kogumiindeks, et CSA, mis on natuke keerukam indikaator. Et esiteks oli selle jaoks vaja jaotada kõik pikslid polügoonides 4 erinevasse gruppi või klassi, lähtudes siis klorofüllaast ja hägususe väärtustest, nagu on toodud siin ülemises tabelis. Ja selle abil siis arvutada vetikabaromeetri väärtus ehk algal barometer value, ka samuti selle siin toodud valemi järgi, et see AB. Ja teiseks sammuks oli siis vaja joonistada ECD funktsioon, empirical cumulative distribution function, siis nendest vetikabaromeetri väärtustest. Ja siis selle funktsiooni pealt sai võtta 3 parameetrit, mis olidki siis nii-öelda omakorda sisendiks sellele CSA arvutamiseks. Esimene nendest oli siis õitsengu suurus, mis on funktsiooni kohal oleva ala pindala
nagu ma siin näitan. Siis õitsengu ägedus, milleks on vetikabaromeetri siis 90%. Ja õitsengu kestus, milleks oli protsent vaatusi, kus siis vetikabaromeeter ületas 0,002 piiri. Ja viimase sammuna oli vaja siis nende 3 parameetri väärtused normaliseerida ja arvutada aritmeetiline keskmine, millest saigi siis selle CSA indeksi lõppväärtus. Nii 3. ja 4. indikaator toetavad suurel osal mõlemad sellele eelmisele tsuaanobakteri pinnaõitsengu kogumiindeksile. Et ühe puhul on siis indeksile lisatud in situ mõõdetud lämmastikku fikseeriva tsuaanobakterite biomass ja teise puhul siis biomass, mis on tuletatud satelliidi pealt. Ja satelliidilt saadud biomassi tuletasime me siis maksimaalse klorofülli indeksi pealt antud valemi järgi siin. Ja kuna me tahtsime siis hinnata rannikualade praegust seisundit, lähtusime me raamdirektiivi reeglitest, nagu enne mainitud. Et Euroopa Liidu siis merestrateegia raamdirektiivi kohaselt tuleb rannikualadel saavutada hea keskkonnaseisund. Mis tähendab seda, et see hinnang on binoomne, et hea keskkonnaseisund kas saavutatakse või ei saavutata. Meie arvutasime siis selle hea seisundi lävendiks, võtsime 75% indeksi väärtustest aastal 2016–2021 iga rannikuala kohta, iga indeksi kohta. Siis tulemuste juurde tulles, et esiteks valideerisime 2 nimetatud protsessorit ja leidsime, et mõlema puhul olid võrdlused nigelad, et case 2 RTC puhul R-ruudus 0,2, polümeri puhul 0,39. Et kuigi polümeri siis R-ruudus oli parem, oli polümeri puhul palju vähem võrreldavaid punkte, et ainult 46, samal ajal kui case 2 RTC puhul oli 135. Ja võimalikeks põhjusteks, miks siis meie tulemused sellised olid, on nii, et üldse andmepunktide arvu suurendamiseks võtsime arvesse in situ mõõtmisi, mis olid integraalsetest proovidest, mis ei pruugi siis tingimata minna kokku just selle pinnapealse klorofülliga. Siis minnes edasi satelliidi tuletatud klorofüll H ja hägususe juurde, et klorofüll A oli märkimisväärselt kõrgem just siin Haapsalu, Matsalu ja Pärnu lahtedes uurimisperioodil. Kuid samuti on näha, et ka nende klorofüll A tulemuste varieeruvus on palju suurem nendel aladel võrreldes teiste rannikualadega. Ja sarnaselt siis klorofüllile oli nendel aladel ka hägusus kõrgem kui teistel aladel. Et siin albumiselt siis jooniselt on näha, et samasugune muster joonistub. Biomassi juurde tulles leidsime, et ka siin puhul Haapsalus, Matsalus ja Pärnu lahes on näha kõige suuremat erinevust, just võrreldes siis in situ andmetega. Et siin graafikul olemegi näidanud rannikualade kaupa in situ ja satelliidi biomassi tulemuste jaotuvust, mis on siis need suuremad kastid. Ja punakate, oranžikate teemantitega on siis tähistatud 22. aasta tulemused, mis oli siis nii-öelda meie võrdlusaasta. Ja siit joonistub välja ka üks satelliidi andmete kasulikkus, sest nagu näete, ei ole igal rannikualal 22. aasta kohta seda oranži teemantit, mis tähendab, et sealt ei ole meil in situ mõõtmisi tehtud sellel aastal. Aga samas satelliidi andmetelt saab seda iga aasta. Ja siis seisundite juurde jõudes leidsime, et Liivi lahe loodeosa saavutas ainsana hea keskkonnaseisundi kõigi 4 vaadatud indeksi järgi. Joonisel on see tähistatud siis rohelisega, siin Saaremaa lõunaosas.
Punasega on siis märgitud alad, kus ei saavutatud head seisundit mitte ühegi metoodika või selle indikaatori alusel. Et need 5 ala siis 16-st, et siin Haara ja Kolga siin Soome lahes, Haapsalu ja Matsalu lahed, Pärnu laht ja siis Liivi lahe kirdeosa on punasega tähistatud. Ja siis kollaka oranžiga alad, et nendel aladel siis oli kõige suurem varieeruvus just indeksi tulemuste vahel. Et siis nii-öelda nad saavutasid hea keskkonnaseisundi mõne indikaatori alusel, kuid jättes seda tegemata siis teise indeksi järgi. Järeldused siis meie projektist, et esmane järeldus, et praegused protsessorid ja algoritmid on puudulikud just Eesti rannikualadel ja edaspidine töö võikski keskenduda protsessorite väljatöötamisele, et just siin meie rannikualade jaoks. Ja teiseks, et praegused keskkonnaseisundi hindamiseks mõeldud meetodid annavad varieeruvaid tulemusi ja satelliit saadud tulemuste võimalike põhjuste selgitamiseks tuleks tulevikus vaadata seoseid erinevate keskkonnaparameetrite vahel. Ja lõpetuseks toon välja ka S-taabi olulisuse meie töö puhul, et just selle andmetöötluskeskkonna kasulikkuse. Et me toetusime suuresti S-taabis saadaval olevatele match-up analysis ja regional statistics rakendustele. Esiteks valideerimiseks ning teiseks ka lihtsa ja aegasäästva vahendina, et saada ülevaade aladest erinevatel ajaperioodidel. Ja meie jaoks oli samuti kasulik võimalus valida mitme protsessori vahel, et töödelda neid satelliidid saadud andmeid. Ja viimase asjana veel ka mõningad soovitused, et mida me tahaks võib-olla veel S-taabis näha, et mis me arvame, et oleks meie töös just väga kasulikud. Et kuigi me antud töös vaatasime siis ainult Sentinel-3 Oltsi andmeid, kuid oleksime huvitatud ka pikema andmerea saamisest, uurimisest, oleks siis hea, kui S-taabis saaks analüüsida näiteks ka Envisat Merise kui ka teiste missioonide andmeid. Ja samuti oleks väga kasulik just uutele kasutajatele kui ka veteranidele, et kui oleks olemas näiteks juhendid või õppematerjalid, et mis, kus täpsemalt mida teeb või mida üldse S-taabis teha saab. Ja viimasena tooksin siis välja ka selle, et nagu olen siin selle punase kastikesega pildi peal märkinud, et satelliidi informatsiooni ümbertöötluse versiooni number võiks olla lihtsasti kättesaadav ja nähtav. Et seda just oleks meie töös väga kasulik näidata. Aitäh sulle! Aitäh kuulamast, tänud konverentsi korraldajatele ja S-taabi meeskonnale. Nii poolt kõik. Ja ma tahtsin küsida, et kui ma ujuma lähen lastega, siis need punaseid piirkondi igaks juhuks on mõistlik vältida. Jah, vaadates seda metoodikat, mis me kasutasime, siis saab nii öelda. Aga see on muidugi ka aasta keskmine, et eks see oleneb päevast päeva. Ja. Et kindlasti tulevikus saab niimoodi veel väiksemaid ajaperioode vaadata ka. Aitäh sulle, see viimane slaid meeldis mulle väga, et seda me juba osa asju me saame kindlasti lahendada, et selline kasutaja tagasiside on väga oodatud. Ja hetkel ma küsimusi ei võta, sest me oleme ikkagi endiselt natuke ajast maas ja ma annaksin aitäh sulle veel kord ja ma annaksin sõna Joonatan Kamale, kes räägib Keskkonnaagentuurist, kes räägib siis hüdroloogia kaugseire teenusest, veega kaetud alade tuvastamine, Sentinel-1 ja Sentinel-2. Tere kõigile! Tere! Jagan ekraani ka kohe. Nagu mainiti, mina olen Joonatan Keskkonnaagentuurist hüdroloogia osakonnast ja tutvustan teile ühte projekti, mis meil siis praegu lõpusirgel on. See on siis satelliitandmete põhine ülevõtuste kaugseire teenus. Põhieesmärk sellel projektil on siis kaasata rohkem kaugseire andmeid meie hüdroloogilisse teenusesse ja sellega seoses siis rakendada üks kunagise kaugseire RITA projekti raames loodud prototüüp,
mille abil siis saab Sentinel-1 andmete kaudu vee ulatust kaardistada. Ja siis nüüd selle projekti käigus luuagi sellest väljundid, mis võimaldavad saada meil esiteks reaalajas operatiivset ülevaadet vee ulatusest ja teiseks siis koostada ka statistilisi väljavõtteid ja ülevaateid vee esinemise sagedusest mingis soovitud piirkonnas. Ja kui need kaks asja siis kokku panna, siis ka luua avalikkusele kättesaadav veebirakendus, kus kasutajad saaksid kõike seda ise ka avastada. Ja selle projektiga on siis seotud justkui 3 osapoolt, et see põhiline arendustöö on tehtud TalTechi meresüsteemide instituudis. Meie Kauri hüdroloogia osakonnas oleme sellised justkui nagu kliendid, tooteomanikud ja siis Kemit on see, kes vastutab selle eest, et see teenus lõpuks veebi jõuaks. Siin on siis lihtne põhimõte sellest, kuidas see veetuvastus toimib, kuidas saab algproduktist see nii-öelda jõgede ja järvedega seotud alade kaardikiht. Ja see teenus, nagu ma siis mainisin, koosneb 2 osast, et on selline operatiivne osa, mille kaudu kuvada reaalajas vee ulatust ja teine on siis statistika arvutamise keskkond, mille kaudu saab siis ükskõik millise valitud ajaperioodi ja ruumi ala kohta arvutada vee esinemise sageduse. Et kõigepealt räägin sellest operatiivkeskkonnast rohkem, et iga Sentinel-1 ülelennu pildi kohta siis kaardistatakse vee ulatus ja eraldatakse sealt välja alad, mis on meie poolt määratud veekogudega seotud. Ja siis kaardistatakse vesi raster- ja vektorfailina. Ehk siis see programm tuvastab automaatselt veega kaetud alad ja need alad, millega siis lõikuvad veekogud kaardile esitatakse, on seisuveekogudes siis meie hüdromeetria võrgustikku kuuluvad seireveekogud, pluss siis suuremad järved, mis on üle 25 hektari suurused ja vooluveekogudest siis veekogud, mille keskmine vooluhulk on üle 5 kuupmeetri sekundis ja ka üleujutusohuga alad. Siin kaardil ongi näha siis need välja valitud alad ja selle lõppväljundiks on siis automaatselt ehk siis iga ülelennuga uuenevad veega kaetud alade kaardid, mida saab siis vaadata shape või diff formaadis. Ning siis lõpuks need jõuavad ka kaardirakendusse. Siin on näide ühest sellisest operatiivteenuse kaardistusest, mis on tehtud nüüd märtsikuus, kui oli meil suurvesi. Et vasakul on siis kogu Eesti, kus nagu vett tuvastati ja paremal on siis väga hästi näha teatud veekogudes see üleujutuse ulatus. Et siin paremal all on see Mullutu Suurlahe näide, siin on ka Maa-ameti ametlik kaldajoon kuvatud peale. Ja näha on, et seda vett on ümbruskonnas rohkem, et on tegemist üleujutusega. Ja siis tagasi selle suure skeemi juurde on veel ka see statistika arvutamise keskkond, kus saab siis väljavõtteid teha. Ja seal on sellised tehnilisest poolest on 2 instantsi, aga nende sisu on, nende tulemid on samad, lihtsalt üks uuem instants võimaldab võtta ka kogu Eesti piirkonna korraga välja võtta, et põhimõtteliselt saame võtta mingisuguse ajaperioodi, näiteks 1 kuu aastas ja kaardistada terve Eesti ära, kui palju on, kus vett tuvastatud selle aja jooksul. Ja väljavõtteid saab siis teha alates 2014 aasta oktoobrist. Ja põhilised väljundid, mis tekivad, et kokku on 6 väljundit, aga kõige olulisem neist on vee esinemise sageduse protsent.
et saab ka väljundina vaadata, mitu korda vett tuvastati valitud ajaperioodil ja mitu ülelendu üldse selle piirkonna kohta tehti, aga siis nendest kahest arutataksegi see vee esinemise sageduse protsent. Ja kuidas see siis toimib sellise lihtsustatud skeemina, et tuleb valida ajaperioodi ruumipiirkond, siis toimub Esthubil automaatne töötlusprotsess, eristatakse see kaardistatud veealad rasterfailina, arvutatakse need statistikud ja siis saab juba rasterfailina vee esinemise sageduse. Statistikuste arvutamine ongi siis nende erinevate piltide kombineerimine. Ja siin on näide, see on Jõemõisa Kaiu järvistikust, kus on kõrvutatud siis vee esinemise sagedus maist oktoobrini 3 aastal. Ja tegelikult on siit näha, et 2022 aastal on just siin järvede nagu ühenduskohas olnud keskmiselt vähem vett. Ja üks teine näide on siis Soodla veehoidla alalt. See on väga hea koht, mida selle teenuse näiteks tuua, sest teame, et seal veetase on reguleeritud ja seda on lihtsalt hea nagu näiteks tuua. Siin on ka näha, et 2022 aastal ja 2018 aastal on siin vähem vett olnud kui keskmiselt. Ja nagu me teame, siis eelmine aasta oligi seal selline äärmiselt kuiv suveperiood. Ja siis kui need kaks asja kokku panna, ehk siis statistiline teenus ja operatiivteenus, siis võiksime me saada sellise kombineeritud tulemi, mis siis lõpuks jõuab ka meie Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse veebilehele, kus on siis kuvatud kõige hiljutisem veekaardistus ja pikaajaline kuu keskmine statistiline väljavõte. Et siis iga kuu kohta arvutatakse välja vee esinemise sagedus aastatel 2015 kuni siis vastavalt, mis aasta on, nii palju kui saab. Ja sellele siis peale kuvata kõige hiljutisem veekaardistus. Et siis oleks näha, kas vett on nagu keskmisest rohkem või vähem. Ja kokkuvõtteks on rakendatud töösse Esthubi keskkonnad, mis võimaldavad siis seda operatiivkaardistust ja statistilisi väljavõtteid teha. Ja projekti lõppedes on siis veebilehe väljund kättesaadav kõigile ja seda statistilist väljavõtet saab meilt tellida ükskõik millise huvipakkuva piirkonna kohta. Ja siin on üks näide veel maist 2015 Emajõel vee esinemise sagedus. Aitäh! Aitäh sulle! Ma saan aru, et need üleujutused on tehtud veekogude äärest, aga kas mingi selline põldude üleujutus tuleb ka sellega kuidagi välja või kevadel? Jaa, tuleb küll. Et siis lihtsalt tulebki teha väljavõte mitte ainult nende valitud veekogude kohta, vaid kogu piirkonna kohta. Ja need põldude üleujutused joonistuvad väga ilusti sealt tegelikult ka välja. Ja lihtsalt tuleb siis arvestada, et väike selline veaprotsent võib olla. Jah, no lihtsalt indikatsioon, eks ju, et need põllud nii selgelt nagu oma piiridega võib-olla sellel välja joonistu selle andmetäpsusega. Aga jah, see on väga huvitav. Huvitav, kas sellise avaliku teenuse kasutamiseks on põllumeestel ka huvi, aga seda tuleb juba neilt küsida. Aga suur tänu sulle, huvitav ettekanne oli. Aitäh! Aitäh! Ja annan siis sõna rahva oma kaitsele, CGI Eesti ja Sven Kautlenbach, kui ma nüüd nime õigesti ütlesin. Tere, mina olen siis CGI Eestis Sven Kautlenbach.
väga mõnusad teemad on juba olnud ja ma olen kõik väga targaks saanud, et ma saan siin mingeid asju kiiremini teha, et saab ajakava ka väheke paremasse seisundisse. Ma teen siis ülevaate, üritasin seda eesti keelde tõlkida õhinapõhine või vabatahtlik luure siis, et seal on vähe teadust, aga sellest on tegelikult väga palju kasu, eriti siis praeguses seisundis teatud riigis. Ja ma siis näitan siin hästi palju igast erinevat informatsiooni. Et siin on just ülevaades optilisest ja radari põhimõttest, et optiline siis instrument on siuke passiivne, et kõik, mis päikeselt tuleb ja tagasi peegeldub, siis püütakse kinni, aga radar siis saadab ise elektromagnetlaineid välja ja siis salvestab need ja siis tagasi peegelduta lainetel võib olla igasugust erinevaid variante, et polarisatsioon muutub ja kust igat pidi hajub ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et esimese näitena ma näitangi siukest tööriista, mis on kõigil võimalik kätte saadav, on siis radari interference. Ja, ma valmistan seda inglise keeles ette, aga üritan eesti keeles kuidagi ümber jutustada. Et siis radari häired, mis siis pärast kosmosest on nähtavad. Et selle, kuidas see võimalik on see, et maapealsed tavaliselt need õhutõrjepatareid, need kasutavad sagedusalasid, mis siis on samad või noh, nad kattuvad sellega, mis siis on satelliitidega kosmoses. Et siin on näha NATO oma, aga tegelikult ka teiste riikide omad suht kattuvad. Siis on siin Sentinel-1 siuke ülevaade, kuidas ta maad siis kaardistab, et siin on niisugused svätid või lõigud ja samamoodi erinevad orbiitid, kas nad ristuvad ja kas nad omavahel ülekattumine on ja siis nende ülekattumiste ja nende pealt saab ikkagi informatsiooni välja võtta, et nad ei pea olema alati samal orbiidil ja samade nende tunnustega. Ja siin on üks näide siis meie enda Läänemerest, et rootslaste õhutõrje, kuhu on paigutatud eeskätt siis venelaste poolt tulenevast ohust, siis, et kiiresti siis reageerida kas siis lennukite või muude rakettide tuvastamiseks. Ja siis seesama tööriist on kõigile saadaval, see põhineb Google Earth Engine'il. Et seal saab igaüks oma koodi kirjutada, seal on andmed kõik kättesaadavad. Kõigi all ma mõtlen seda, et päris kõik ei ole, aga Euroopa Kosmoseagentuuri omad ja siis on ka muid satelliite ja missioone ja missioonid ka, mis on tegelikult juba lõppenud, satelliidel on pole, aga need andmed on seal kõik olemas. Et siin on üks näide siis Krimmist ja vasakul on siis aegrida sellest, et signaali siis tugevusest, mis on teatud polarisatsioonis salvestatud. Et see, mis on siin madalamal, aga need, mis on siin sellised kõrgemad punktid, et siis need ongi need, kus on midagi avastatud ja radari pildid näeb siuke pikk triip välja, aga üldiselt on ta kuskil see triibu keskel siis see päris satelliit ja siin on võimalik siis veel päevakaupa, kuu ja aastakaupa nagu kõiki andmeid keskmistades siis seda kuvada. Ja siin on näiteks ka mingid erinevad asukohad, et praegu on siis Krimm, aga väga huvitav koht oli Saudi Araabias, kus oli minu arust müra ikka päris palju oli seda täis sinna, et nafta on siuke kallis asi ja siis kõik üritavad oma rajatisi kaitsta. Ma läheb siin muidugi laadimisega natuke aega. Loodame, et kiirem. No see on demo efekt, et siis kui demo teed, siis läheb laadimisega kaua aega. Aga põhimõtteliselt samad triibud hakkavad siin samamoodi igatepidi läbi lõpuks käima. Siis on näide optilisest, mida on võimalik võtta, et siin on siis Rostov on Doni sõjaväe siis lennurada, et optilisel on näha, kui lennuk liigub kiiresti ja mis iganes, siis on siuke huvitav spekter tuleb sealt välja piltide pealt. Ja kuna kõik siis need andmed on alati siis kuupäeva ja asukohaga, siis on alati teada, et selle kuupäeva selles asukohas oli, või kui siis mingi aegrida teha ja seda keskmistada või need omavahel kokku panna, siis on näha, et mingis ajavahemikus on suurem tegevus kui teises. Ja need on siis kõik avalikel andmetel põhinevad. Siin on järjekordne optiline näide, et põhimõtteliselt kui sa maakeral ise oled maa peal, siis sa näed ka neid samuseid helledaid laike siis või triipe taevas.
ja siin on siis näha satelliidi pealt seesama asi, siin on isegi jooned joonistatud, et see oli Mariupoli lähedal. Vabandust. Ja kui seda sisse zoomida, on samasugune selline spekter näha, väga huvitav lennukile omane. Siin on nüüd asukoht, kus mingil hetkel tegelikult ei olnud optilisi andmeid kättesaadav, siis siin on siuke aegrida, jällegi Sentinel, aga see on Sentinel 1 siis radari andmetest. Ja tavainimese jaoks see radari andmed, ütleme nüüd toorkujul on siuke nagu must-valge piksel, et nagu vanaga oli kineskoobi telekas. Aga kui natuke aega nendega töötada või siis mingid masinõpet või mida iganes sinna rakendada, siis on siin näha, et siin on kaevikud, miiniväljad, siin on sõdurite parrak, siin on mõned telgid ja veel kaevikuid ja muid asju. Ja need on siis, jah, mina olen ise kokku kogunud nagu enamasti Twitteri põhjal, aga need igale poole eraldi need andmed hargnevad ka muudele saitidele. Nii, siis näitan veel mingit varianti siin. Need on jälle optiline. Et siin on näha, Luhansk oli seal. Erson. Vabandust, jälle mingi. Et siin on hästi nüüd kaevikuliinid näha, et radari pealt on siuke kogemust vaja, aga optilise pealt on hästi näha, et siit mingid siis süvendid liiguvad ja põldude vahel, kus on nagu roheline või metsa vahel, siis on see nagu eriti hästi eriliselt kohe eristatav. Vabandust, ma ei tea, kuidas need niimoodi oskab. Ja siis need, kes on nagu osavamad, need oskavad nagu sellest mingit süsteeme ka välja võtta, et teinekord võivad olla kaevikud nagu kahe liiniga, et üks on siis näiteks tankitõrje oma, teine on siis jalaväele. Ja siin on jällegi näha, et siin on alati siuke imelik mingisugune ka siis ehitis või mingi varustuse koondamis telgike, majake ja nii edasi. Nüüd vähe lihtsamate asjade juurde, mida ma arvan, kõik on näinud Google Maps on ju. Siis siin on siuke playlist koostatud jällegi inimeste poolt. Hästi uskumata. Väga vabandan, ma ei saa aru, kuidas nüüd, mis juhtus. Nii. Et siin on punktidega välja toodud kõik avastatud, enamasti on need kaevikud. Vasakul on ka asukohtade kaupa ja siis on siin ka kuupäevade kaupa, kus saab vaadata. Et lähme siis nagu ligemale mõnele näitele siin. Et Pahmut, mis siis hiljaaegu oli tulipunkt. Siis selle lähedal on siuke linn nagu Popasna, miks ma seda just näitan, ma olen seda päris palju vaadanud, seda on väga huvitav järgida. Et siis igal punktil taas ka siis Sentinel kahe mingi link sellele andmetele, kus see leitud on. Ja enamasti need Sentinel huvi omad, et see on ka üks keskkond, mis on siis Euroopa Kosmoseagentuuri poolt mitte tehtud, aga paljud arendustööd on siis nende poolt nagu suunatud ja nii edasi. Et siin on kahe Sentinel kahe andmete pealt, siit ilusasti kaevik jookseb, siin on ka mingid kõrvalkaevikud, mis ma enne just näitasin ja arvates, et siin ongi tegemist see, kus on siis üks tankile, üks jalaväele ja see keskkond on siin hea, et sa näiteks ei pea midagi allagi tõmbama, sa võid alla tõmmata, aga siin saab ka oma skripte teha. See on, mida juba ennem räägite Gestube'i sektsioonis, et inimesed saavad siin siis erinevate kanalite pealt erinevaid andmeid omavahel kombineerida. Et NDVI on üks näiteks siuke, et kus siis ilmselgelt kaevikus on muld ja tavaline maapinnas, et siis ülejäänud on roheline ümbert, aga siit kuskilt läheb mingi kollane joon, NDVI on madal ja järelikult ainuke elutegevus, mis seal võib toimuda, on siis vastaste sõdurite koondumine. Ja. Siis siin on üks näide jällegi radarist, siis see on Guido Lemoni tehtud Euroopa põllumajandus Joint Research Center ja need andmed on siis kogutud CGI Eesti tehtud tarkvaraga, kus on see konkreetne näide, miks ma selle võtsin, on siis võetud eelmine aasta 2022 märts kuni aprill
ja siis vastavalt siis värvile roheline nagu sihuke varajasem märtsi tegevus ja sinine on siis hilisem aprilli tegevus, aga mis on siin väga-väga huvitav näha on see, et Mariupolis olid tollel hetkel kõvad lahingud eelmine aasta 2022, kui sõda algas. Ja siin on näha põllumajandustegevus, et kui ta ei ole nagu valge, kui ta on mingi konkreetse värviga, siis sinine, punane, lilla. See on reaalselt põllumehed on maad harinud. Et samal ajal, kui siin toimusid lahingud, siis tegelikult põllumehed väga tublilt harisid oma maad vaatamata sõjategevusele, mis oli väga märkimisväärne. Ja siis vastavalt sellele siis meie tööriistaga üle Ukraina üleüldiselt analüüsiti siis seda põllumaa tegevust ja selle põhjal sai siis nagu hinnanguid anda, et kui suur see toidukriis võib tulla või kas seal on mingeid probleeme või muresid ja nii edasi. Siis lähme natuke satelliitide tagasi. On veel olemas siis Google Maps'i põhine sihuke kaart, kuhu on kokku kogutud. See on sihuke nagu geoconfirmed, ehk siis tuleb mingi pilt või video kuhugi sotsiaalmeediasse või kuhugi mujale ja siis inimesed otsivad üles, kus kohas see olla võiks ja mis see toimus. Et siin on samamoodi, siin on ajakaupa kõik lahterdatud, filtreeritud. Et tegelikult, kui siin kõik peale panna, siis näeb kogu sõjategevust, mis on nagu geoconfirmed nagu siis õhinapõhise luure põhjal. Ja võtamegi siit näiteks mingi ühe näite, et siin on Donetski lähedal siuke küla või linn on Marinka. Siin on ka kohe jällegi link, nagu ennem oli Sentinel Hubile. Ja nagu ma ütlesin, et vähe teadust, aga palju kasu. Et minu teada nad enamasti ikkagi panevad enda professionaalsuse pealt manuaalselt teevad selle asukohad teoks, et siin on näha, siin on üks siis jalaväe toetusmasin BMP, mis lendab õhku, täitsa suvaline pilt, täis pommiauke, kõik kaader. Ja kui nüüd allapoole kerides on näha, et siin on leitud mingisugused siukesed viited, maamärgid, järjest seda asja analüüsitud, pandud esialgse video peale ja siis on ka lõpuks siin siis koordinaadid, et see on teada, see eelmiselt sellelt kaardilt siis tuligi vastavalt sellele koordinaat peale, et mis seal tehtud on. Ja järgmine näide sellest on Igor Kirkin on see mees siin pildil. Tema oli üks nendest vastutavatest või siis, ma ei tea, kas ta isegi osales sellest, kes lasi kunagi, kui oli 2014 sõjategevus algas, lasti siis MH17 lennuk, mis Amsterdamist Malaisiasse lendas, alla lasti. Siis uuesti sõja alustades siis kuulutati ta nüüd tagaotsitavaks, talle isegi anti siis, tal pandi välja pearaha tema kättesaamise eest ja siis ta oli nagu pagendusest, keegi ei leidnud teda, aga eelmise aasta oktoobris siis oli siuke pilt ilmus temast. Jällegi väga suvaline kaader, mingid maamärgid, teed, need kivid, teeäärsed kivid ja siis jällegi rahvas võttis aga informatsiooni üles, vaatas, et aha, need on need kohad ja põmdi oli teada, kus ta tollel hetkel asus. Tihtilugu on see, et need inimesed on kas kohalikud seal või siis nad ongi lihtsalt entusiastid, aga väga paljud sihukest informatsiooni saavad teada ainult siis kohalikud, kes on seal kunagi olnud ja teavad neid asju märgistada. Ma kujutan ette, kui Eestis sihuke asi oleks ka, et keegi kuskil oleks, ma ei tea, Kääriku metsas, siis on kindlasti mõni suusataja, kes teab, et see sammas seal Kekkose raja ääres, et ma tean seda kohta ja samamoodi saaks siis info liikuda. Et see on üks väga hea näide, et ülejäänud eelmised näited on siuksed, et arvatavasti sõjaväel on nendest ülevaade parem isegi, sellepärast neil on parema resolutsiooniga satelliidid, kus on eraldi meeskond, mis iganes tehnoloogia taga. Aga siukeste asjade puhul ma kahtlen, et võib-olla isegi, et võib-olla, mis ma tahan öelda, mitte ei kahtle, vaid kindlasti on sõjaväel isegi sellest kasu, sest et ma ei kujuta ette, et neil oleks siuke tiim, kes oleks võimeline kõiki seda analüüsima. Aga õhinapõhised või ja siis paljuski kohalikud inimesed või kes on seal kunagi olnud, oskaksid kohe selgeks teha selle asukoha, kus keegi tollel hetkel oli. Siis kiire ülevaade, et kui nüüd keegi sai sellest kõvasti innustust ja tahaks ise samasuguseid asju teha, siis siin on mõned näited, kus neid andmeid saab. Et see on see Copernicus Sci-Hub. Sellele väga sarnane oli see S-tuubi ettekanne juba, et ma siin pikemalt ei peatu, et teil on juba seal see informatsioon olemas, kus siis sarnaselt keskkonnalt andmeid saada. Siis järgmine natuke uuem, mis on siis Dataspace Copernicus. Võtsin siit kohe ette Võru näite, kus siis on see Nursipalu teema maru siuke kuum. Et kui see Nursipalule sisse zoomida, siis on näha kohe, et siin on Sentinel 2 andmed.
ma võtsin siit filtreeringust, võtsin kohe kõige viimasemad andmed ja ma ei ole eraldi analüüsi teinud, kus siin seda metsa raiuti, aga ma arvan, et siin suht tõenäoliselt näha, et siin see mingi metsaraie, mis siin oli teemaks vahepeal, et siit on kohe näha, et kus siis see mets on raiutud. Ja see platvorm samamoodi nagu Sentinel Hub, Synergy Sentinel Hub, et võimaldab ka sul erinevaid siis filtreid või kanalite kombinatsioone rakendada. Et siin on samamoodi NDVI, et siis vegetatsiooni indeks, et kus on siis nagu liivased harjutusväljad, seal väga midagi sellist ei ole ja siin samamoodi saab siis erinevaid kanaleid kombineerides teha oma mingisuguseid rätseplahendusi. Ja siis tegelikult tavaliselt satelliidipildi, mis me näeme, on tegelikult siuksed omakorda jällegi natukene protsessitud või nagu täiendatud, mis on siis nagu viidud lähemale päris nendele värvidele, mida me päriselt maal näeme. Siis on siin üks skript, see on Google Earth Engine. Nüüd selle põhjal siis oli tehtud see SAR-i häirete tööriist. Aga siin on nüüd näiteks üks meie enda skript, mis me tegime, et jällegi kaevikute tuvastamine. See oli see sama koht, mida ma ennem näitasin teil optilise pealt, sealt kaardilt ja teatud matemaatikat rakendades ja teatud kanaleid kombineerides on siis väga hästi tuleb kontrastselt välja need samad kaevikud siit radari piltide pealt. Ja miks radar on hea, ongi see, et eriti Eestis, kui peaks mingi süüke asi juhtuma, siis meil on siin enamasti kas siis väga pime või väga palju pilvi, et optilistest piltidest väga palju kasu ei ole. Ja mis on siis Google Earth Engine'i puhul on hea veel on see, et siis on peale Euroopa kosmoseagentuuri missioonide, mis ma just juba mainisin, on ka teised missioonidki kättesaadaval ja väga mugav see skriptimislahendus on siin ja seda annab igatemoodi liidestada ja nagu te nägite, siis oma selliseid tööriistu teha umbes nagu teeks siis mobiiliäppi teeks juba. Ja sellega ongi siis kõik lõppenud minu poolt, et mis ma tahan lõpetuseks öelda on see, et kui Eestimaa kaitse seisukohast võtta, siis tegelikult nagu kõige parem kaitse on üldse sõjas on tegelikult rahuaeg, et rahuajal tärgasti käituda, rahuajal vundamenti luua edasi selle kaitsele ja nii edasi, et selliseid asju annaks siis rakendada, ma ei tea, metsakaitsel, mis iganes, et te olete siin näinud juba igast variante, vee ja siis tsütoplanktonite kaardistamisel, et kui meil nagu enda elukeskkond nagu halvaks siin läheb, siis on ka nagu meil siin halb elada ja igast mingid muid asju võib juhtuda siin kliimamuutustega, et väga tähtis oleks, et me ise oleks väga aktiivsed kodanikud ja aktiivsete kodanikena oleks hea, kui me neid samu süsteeme kasutaksime, et need samad Maa-amet ja kes iganes instituudid, siis nemad arendades saaksid ka nagu rohkem tagasisidet, et muidu nad üksinda võib-olla istuvad, seal teevad 10-15 inimesele seda, aga kui suurem mass rahvas seda kasutaks, siis ma arvan, kõik need teenused saaks palju paremaks ja ka inimestel, kes võib-olla ole selles alas sees, saaksid teenused, mis oleks neil lihtsam kasutada, et nagu siin oli Levila, siis Daniel Vaarik oli see ajakirjanik, kes siis hakkas seda Eesti metsa uurima. Et igasugune siis õhinapõhine tegevus on tegelikult väga edasiviiv jõud. Aitäh! Aitäh sulle! Mul võib-olla lihtsalt tekkis küsimus, et Eesti riik on praegu tegemas kodanikule teenuseid, aga võib-olla peaks siis tegema sellise ühtse platvormi, kus seda õhinapõhisust saaks ka vastu võtta. Et hetkel on nii, et praegu siin päeval me praegu kuuleme, aga et see õhinapõhisus oleks kui kanal. Ma ei tea, kuidas nad Ukrainas seda teevad, et kuidas see meil üles leiti. Välismaal ongi see, mis välismaal, et Twitter on praegu üks väga hea kanal tegelikult, et Elon Musk üritab küll neid asju seal kinni keerata ja igatemoodi väänata, aga siiamaani toimib see väga hästi, et samamoodi annetuste ja asjadega, et Twitter on see, mis mind eemal hoidis näiteks Slava Ukrainis, sest et mul olid palju paremad ressursid ja kontaktid, sealt ma nägin, kellele läks tegelikult päriselt kohe raha ja samamoodi ka nende andmetega, et tegelikult kui natuke sinna sisse minna ja kedagi guugeldada või otsida, siis ma arvan, te leiate kohe õiged ressursid üles, et seal on kõik need Gruusia leegionid, see Vaba Venemaa leegionid ja kõikidel on need olemas ja sealt nagu hakkab kõik see asi hargnema. Et Eestis ma arvan oleks samamoodi, et kui tekiksid sellised kontod ja ma arvan, inimesed hakkaksid jälgima ja see asi läks päris hästi lihtsasti edasi.
aga aitäh sulle, see on meil PR-ile siis mingi mõte, et kust kaudu saada infot. Aitäh sulle veel kord, et kui tuleb veel küsimusi, siis kui sa veel kohe ära ei lähe, siis seal question and answers all sa võid ise jälgida, et kui on sulle tulnud küsimusi, siis ka vastata. Aga ma annan nüüd sõna Jaan Liirale, kes räägib praktikult praktikutele. Tõesti, sa oled meie töövahendeid päris palju kasutanud, nii et huvitav on siis näha, kuidas. Nii, jah, tervist. Eks ma siin ei oska suud kinni hoida, kui tahtmine tekib. Nii, praktikult praktikule võiks öelda küll, et teoreetikult praktikule, aga tegelikult ma käsitlen ennast kui sellist ainult vahenduslinki erinevate osapoolte vahel ja kohe siis ülevaade. Aga selleks, et ma üldse Satilaoga või X-KISSiga nii intensiivselt tegelema hakkasin, juttu oli sellest, et mul kästi ühes projektis tegeleda maakasutuse kasutuse efektiivsuse tõstmisega, aga nii, et need ökohüved või siis ökosüsteemide pakutav headus oleks üha enam kaitstud ja paranenud. Ja siis selles mõttes kõik hädaldavad, et ükskõik mida ei tehta, kõik läheb järjest halvemaks ja siis pannakse pilt looduse allakäigust, mis koosneb küll millegipärast koduloomast ja kodulillest, mitte loodusest, aga see on siis euroopalike inimeste arusaam loodusest. Ökoloogina ma pigem ütleks niiviisi, et loodust lõplikult otsa ei saa, aga saavad otsa siin ühes euroopalises uuringus, nagu tuli seos, et mida vähem on loodusmaastikku, seda vähem saab otsa neid looduskooslustele omaseid liike, et selline keskmine prügikala või generalist jääb ikka alles, et tehke mis tahate. Ehk et sellest teema ei ole. Millest siis teema? Ja siis tuli välja, et Euroopa Liit tahab põllumeestele ja kõigile üldselt lisarahasid maksta, nimetades neid erinevate skeemide ja meetmete alla. Ja siis selle projekti raames mulle anti ülesanne tegeleda mesilaste korjaladega, selline ökokava meede, kus siis põhikandvaks teemaks oli see, et mesinik ja maaharja peaks omavahel koostööd tegema, vahel maaharja võib ise olla mesinik, aga et riik sunnib või nügib maaharjad kasvatama siis selliseid lilli või õistaimi, mis oleks nagu mesilastele head korjetaimed ja siis seal on lootus, et sellega ta toetab ka üldist elurikkust. Mesinik on ju hea, saab endale lisakorje loodetavasti. Aga kui hakata seda süsteemi nagu laiemalt vaatama mesiniku seisukoha pealt, siis lillepõld on tema jaoks selline lühiajaline lisatoide. Teistpidi ta peab tegelikult selle kõik maha müüma tarbijale. Ja kui su lilleks on seal mingi põllukultuur, siis iga tarbija seda ei taha. Ikka tuleb rääkida, et mul on loodusest korjatud, aga see tähendab, et mesinik on selles mõttes nagu indikaator maastikust, et kui seal peab olema ka metsa või siis raiesmikke, olgem ausalt, mesiniku jaoks eelkõige või siis metsaservasid ja poollooduslikke koosluseid, kus siis peaks olema looduslikke lilleliike. Ehk see suhete süsteem on kordades keerulisem, kui nagu esimesel pilgul tundub. Ja mis on kõige tähtsam, riik kontrollib, nagu need linnukesed on ainult teatud suhteid. Teiste suhete puhul asi nii selge ei ole, aga kõige suuremaks probleemiks, mis kogu aeg üles tuleb, on see, et väga raske on infovahetus, väga raske ja väga keeruline on suhelda ja kontrollida. Ja mõtelge ise, millega praegu siis põllumees peab tegelema ja siis mesinikuga suhtlema on see, et ta peab kõigepealt leidma grupitarusid, kes oleks nõus paiknema tema põllu kõrval. Siiamaani oli meede sedasi, et mesinlane võis jalutada põllu peale, mitte ei pidanud lendama. Nüüd uues tsüklis on see natuke leevendatud ja et siis peab kasvatama 3 liiki, mis erinevatel aegadel võiks õitseda, et siis mesilastel oleks pidevalt midagi võtta. Küsimus on muidugi see, et kahjuks nimekiri on jällegi ülevalt poolt kinnitatud, ehk et mitte põllumees ei saa valida endale sobivat liiki või mida mesinik tahaks, et talle kasvatatakse, vaid keegi ülevalt ütleb, milline on õige. Õnneks see nimekiri väga lühike ei ole.
kui nüüd vaadata, kas seda põllumajandus- või mesilase maastikku, ükskõik kuidas tahate, siis tegelikult kui mõelda mesilase lennuraadius näiteks tiigis 3 kilomeetrit, kui rapsipõllule läheb ta ka 5 ja kaugema kilomeetri taha. Nii et ärge uskuge, kui te kevadel saate rapsi või metsa ainult valitud kohtadest. Ja siis Eestimaa on tegelikult nende tarulennualadega päris hästi kaetud. Aga mis teeb asja keeruliseks, vaadake, kui see isegi 3 kilomeetrit võtta arvesse, siis kui palju põldusid on seal ja siis need lillakalt on nüüd sellised nii-öelda potentsiaalse korjaga alad. Ehk et kui seal keskel on nüüd seal mõned mesitarud oleks, siis tegelikult kollaste täppidena seal isegi on mesitarud peal. Siis seal on ristpistes nii mesilased käivad eri kohtades, põllumeeste pakkumised on, pluss veel siis see loodus seal kõige vahel. Ja kuidas see siis nii-öelda püüad olla mesiniku seisukoha pealt hästi hooliv ja muretseb, kui sul on näiteks seal sinu nii-öelda ühe mesitarugrupi raadiuses on näiteks paarsada põllulappi ja võib-olla 1000 metsaeraldist. Ehk et kui selline üle Eesti selline hinnang teha, siis see on üsna karm, millega võiks siis nii-öelda tahaks olla nii-öelda aktiivne mesinik ja toetada oma korjeala või suunata oma korjeala oma maa kasutajaid, siis see tegelikult tundub hästi lootusetu. No ja kui inimesed tahavad hakata teadma, et kus tal siis näiteks isegi kui ta ostab purgi ja sealt saab teada, kus kohas on, siis kus see pärit on, siis kus ta siis saab otsida või vesinik. Siis esimese on PRIA. PRIAs on põllud, põllumassiivid, taotletud kultuurid, ainuke asi, et teadmine, selle aasta teadmine tuleb alates juulikuu algusest. No tegelikult peale jaanipäeva. Siis kui põllumehed on kõik oma põllud üles andnud. Aga panete tähele, seal on numbriline kood ja selleks, et siis teada, mis sul kuskil on, siis sa pead kas klikkima või siis oskama filtreerida andmeid ehk et tükkäsi tööd. Metsaregistri puhul täpselt sama, et kõigepealt leida üles ja siis hakata valima ja klikkima, siis kahjuks meie andmebaasid on üles ehitatud objektipõhise kasutamisel, mitte selleks, et saada kiire ülevaade maastikust kui sellisest. No siis on loodud ka erinevaid keskkonnaportaale, kes püüavad vahendada analoogset infot. Tihtipeale kattuvad ja lihtsalt on siis ühel või teisel moel seda infot kokku pannud. Aga põhjad on jälle see, et mõnda asja sa siin natukene saad paremini teada, mõnda mitte. See on vähem puuliigid, peapuuliigid värvi järgi esitatud. Ja siis on olemas Maa-ameti rakenduste pakett ja see on selline lõputu nimekiri, mida siit saabki jääda otsima ja mis kõige nukram on, kui sa hakkad süübima neisse, tahad kasutada, siis kahjuks igaüks on väga kitsalt ühe paari funktsiooni peale ja tegelikult enamusel palju neid nii-öelda taustakihte kattuvad, aga kui tahad kombineerida midagi, siis oled hädas. Pead liiga palju klikkima. Ja järjekordselt enamus infot on takkajärgi teadmine, vahel isegi väga pika viibega. Ja siis on nüüd see tore näide, et jah, tehakse ortofotosid, me näeme, kus olid rapsipõllud, aga see oli siis mingi aasta kuni 2-3 aastat vana lend ja siis, kui tehti suvist metsalendu ja siis, või siis kevade puhul, kevadrapsi puhul, aga siis tegelikult kõik see on nii-öelda takkajärgi juba üsna sellise nii-öelda ebaselge täpsusega. Ehk et siis mis alternatiiv näiteks on metsa puhul on ju siis, millega Urmas Peterson on tegelenud ja ma olen saanud kaasa kiibitseda, on siis metsade muutuste kaardistamine Landsati abil ja sealt on ju võimalik talvel eriti lihtsalt neid lageraiealasid näha, et siis kus kohas võiks olla rohkem lilli lageraietel kasvamas ja võiks tekitada metsakorjat. Võib ka ise lennata või pilte teha ja siis muutusi viima. Ja siis ühel hetkel ma sattusin kogemata täiesti arusaamatule küsitlusele vastates, sattusin satilao peale, millest ma olin ainult nii-öelda õlgu kõhitades siiamaani mööda läinud. Ja siis tuli välja, et seal on tegelikult päris palju toredaid asju, see vaikselt areneb. Ja seal on, mis kõige tähtsam, seal on ju kõige värskem võimalik info, mis veel selge ilmaga on tehtud. Kahjuks selged ilmasid mõnikord on palju, mõnikord vähem. Lootes kliimamuutusele vähemalt suvised pildid saavad olema sagedamini selged kui vanasti, pluss veel see, et lennusagedus, ülelennusagedus satelliitidel on kasvanud.
Ja siis saigi satilaoga siin sellel ajal Martin Meret tegeles sellega ja sai suheldud ja siia sai isegi mesilaste tarukohad valge täpiga juurde lisatud Priiast, nii et selles mõttes oli hämmastav, kuidas satiladu oli nõus igasuguseid lisaabivahendeid sisse panema, et oleks mugavam orienteeruda ja mitte keskenduda ainult nii-öelda satelliidipiltidele. Noh, kuni siis tulid ka maskid, aga noh, jah, põllukoodid jätkuvalt olid sellised tüütud, aga noh, las ta olla. Aga no vähemalt on väga palju erinevaid toremaid valikuid, pluss veel see, et sa said ise mängida. Ja lõppes asi sellega, et noh, mul oli suvel vaja siis otsida neid nii-öelda korjealasid maastikus, et teada, mis mu enda katsealade ümber toimub. Ja noh, suvise rapsi isegi vahel õnnestus lihtsa RGB pildiga ära tunda. Aga siis ikkagi iga kord ei tulnud, pluss veel suve teises pooles, kui tahtsid tatart leida näiteks õitsemas massi või siis mingeid muid suuri alasid, siis lõpuks tuli arusaam, et tuleb hakata ise pildiga võimendama. Ja siis oli hämmastav, kuidas näiteks seesama nii-öelda õitsev raps oli võimalik siis mingi naljaka värvikombinatsiooniga üliintensiivselt esile tuua ja mis minu jaoks tegelikult oli kevadeti väga tähtis katseala otsingutel, et oleks ka küntud alad puust ja punasest kaugele näha, sest et kui vaadata RGB-d, siis kahjuks ei saa aru, kas ala on külvatud või mitte, siis nii-öelda selle naljaka võimenduse puhul see paistis selgemalt välja või see eristus paremini. Pluss veel siis mõned sellised imelikud alad, kus tõenäoliselt kas on ülekülv või on umbrahud sees möllamas. Ja kui alguses tundus see kõik, et olgu, jälle tore teadmine jooksvalt, siis ühel hetkel kogemata sügispiltidega mängides avastasin, et seesama raps eristub analoogselt suvisele pildile õitsemise ajal ka tegelikult sügisel. Et see parempoolne pilt ei ole enam seesama nii-öelda paar päeva tagasi tehtud praegune õitsemine, vaid see on nüüd eelmine sügis tehtud seesama nii-öelda rapsi ennustus. Ja siis lõi mul lambikas ära. Nüüd saame mesinikele tõsiselt nii-öelda ennetava infovahendajad, kes tahab, saab enda tarusitest rapsi lähedale saada kevadel parem korje või rüpsi. Ja vastupidi, kes ei taha endale rapsikorjat, siis saab oma tarud koristada kaugemale. Pluss nad saavad majandada oma pere suurusega, et kui ikka raps kevadel õitseb, siis on hea, kui sul on pere suur ja tugev. Kui sul midagi asjalikku korjata kevadel ei ole, siis võib peresid jagada. Ühesõnaga on majandamist, planeerimist, kui palju head. Ja ongi nagu, oli tore avastada, ma sain teha lingi põllumeeste ja mesinike vahel. Aga häda. Selle info jagamine mesinike oli selline tüütu peavalu, siin püüdsin teha lõpuks mingi kodulehe, kus jagasin siis neid nii-öelda valitud pilte, kus see rapsi teisendus oli siis ekstra esile toodud, igaüks sai otsida, aga jah, uus keskkond, uued valikud, siis paljud neid seal ikka jõudsid neid vaadata ja eks endalgi oli tohutu segadusi iga kord, kui tahtsid selle vaadata, siis tüütu oli. Ja siis juhtus nii, et hädaldasin, proovisin ja siis Maa-amet tuli appi ja Tanel Hurt seletas lahti, kuidas käib siuke naljakas tegevus kui oma kihivaliku lisamine. Ja kes siis alguses ma küll proovisin paari näppimisega, aga nagu te näete, lõpuks suutsin sinna päris hullu paketi kokku panna. Ja miks ma seda just praegu reklaamin? Kui te tahate mingit arendust ja tahate toota isegi, et kunagi oleks mingi selline asjalik pakett, mis oleks ka avalikkusele väärt, siis, või näiteks ka siseringis, siis selline oma kihtide põhine kaardivalik on esimene koht, kus katsetada, et millises järjekorras, millises grupeeringus, millises kasutusrõhuasetuses, milliste läbipaistvustega, et mitte tüüdata, nagu ütleme seda lõpp-programmeerimist, vaid kõigepealt ise ikkagi läbi katsetada ja mina katsetasin seda peaaegu 2 aastat, enne kui ma siis julgesin ütelda, et teeme ära. Eks mesinikud ka. Siin vahepeal juba nii Martini kui Triinu abil siis sai see rapsikiht tehtud püsiühendiks, et 2 sügist on siis mesinikel olnud need rapsikihid ja siis nii-öelda kuna kõik mesinikud hädaldasid kogu karuohu pärast, siis sai Keskkonnaametist ja Keskkonnaagentuurist ja veel igalt poolt siin ka ülikoolist kokku kogutud karuandmed ja siis sai tehtud nii-öelda karuohukaart.
aga noh, ja see sai ka siis nii-öelda Maa-ameti abiga sinna juurde liidetud. Ja ehk, et sai tehtud lausa nii-öelda oma kihtide pakett Maa-ameti juurde. Ja sellest kõigest oli niivõrd palju kasu, et sai ära näidatud mesinikele, et kogu Eesti on juba karuohuga, et unustage ära mingi konkreetne, et mul on ja sul ei ole. Või vastupidi, et tegelikult karud on igal pool ja noh, ainuke koht, mis sul on, Hiiumaal on juba leiud ja kui Saaremaal ja Kinnus ka korra käis, siis ega põhimõtteliselt karu Eestile keegi kaitsta. Selle järjehoidjaga on üks hüvetüütus, see on mingi selline ajutine link, mida peate kogu aeg hoidma ja edasi tõstma ja uuendama, ehk et teil ei ole ühtset koodi, vaid iga liigutuse peale, et see salvestuda, on vaja see meeles pea uuesti genereerida. Ja see tähendas seda, et ainuke koht, kus ma jälle seda jagada sain, oli siis jällegi nii-öelda oma koduleht, kus siis sain tekitada, olin sunnitud sellise lingi viitena andma. Mis oli jällegi väga pluss, ma sain teha selle sama nii-öelda ühe paketi all erinevaid sisendeid, et kes tahtis põlluvaadet, kes tahtis sealt kõrvalt kohe talirapsi vaadet, et ma sain nagu hästi paindlikult katsetada, mis, kes, kus toimib, kuidas võiks parem olla. Ehk et suurepärane mängukeskkond. Ja siis nüüd täna või meil õhtul juhtus see imelik õnnistus, et see kõik sai siis lõpuks ka nii-öelda püsipaketiks. Ehk et nüüd on olemas siis uus teemakaart või teemarakendus, kus siis on kokku toodud kõikvõimalik info mesinikule, mis võiks kasulik olla. Aga et kuna see on nüüd nii paindlik, siis sinna sai ka siis nii-öelda palju kasulikku või loodetavasti kasulikku kokku pandud eelkõige ka põllumehele, aga ka metsaomanikule. Just selle eesmärgiga, et kuna need nii-öelda teemakaardid või asutuste poolt hoitud kaardid on väga jäigad ja sinna lisakihitide saamine, mitu aastat oleme siin suhelnud, no täiesti lootusetu. See on teatavad asutused Eestis riigis, kes võitlevad selle vastu, et asjad muutuks. Aga noh, et seesama nii-öelda kõik see mesilaste kaart, Pria kihid on praegu siis näete sedasi lausa puust ja punaseks ära üldistatud kohe esimese vaatena, et saate näha, kus on suiõitsejad, nagu need sinised õied või nagu kevadõitsejad, nagu valged, noh, kollane ei paistnud välja selle peal ja kõik muu kraam. Ja sinna juurde sai siis metsaregistrid kõik eraldiste infod, pluss veel palju toredat muud, sealhulgas sood, poollooduslikud kooslused, maastikuelemendid, kõik erinevad raieplaneeringud. Ja siis tuli viimane üllatus, et millest oli mitu aastat räägitud ja siis Kristjan Liiv ütles, et ta võttis nüüd selle nii-öelda peaaegu sel hetkel pooletoobise uue baaslahenduse ja pani selle nii-öelda, ehitas kogu selle maaelu kissi siis üles kõigi teiste alternatiivide peale, mis on omale just hakati liitma, ehk et siin on nüüd olemas koos ka kõik nii-öelda need valmis arvutatud, automaatselt valmis arvutatud satelliidi tuletised, valevärvi tuletised või indekstuletised ning samamoodi on siin ajaloolised ortofotod, fotoplaanid ja kõike muud head ja paremat, mis siiamaani olid eraldi kihtidena, see võid ise hullu kanti otsima. Nii et ehk, et siin on tohutu palju pakette ja uusi asju, mida siiamaani pole olnud. Nii, ja näiteks siin praegu ongi, et taustaks ei ole mitte ortofoto, vaid põhimõtteliselt antud juhul on veel siis 5 päeva tagasi, aga põhimõtteliselt üks sama hästi praegu eilse foto siia või Sentinel-2 RGB pildi tuua. Ja samamoodi on siis olemas siin maskid lagealadele ja metsadele, mis tähendab, et noh, ma ütlen nüüd superlahedad ikoonid nende tarukohtade jaoks, tõstab alati tuju. Ehk et siit saab igaüks nüüd vaadata, põllumees vaadata, kus tal on mesilase oht, ehk et ta peab arvestama, aga noh, see on tegelikult igal pool seal, see on tegelikult järgordselt vaja tõestada või ütelda põllumeestele, et teil on mesilased alati põllu, kui te midagi õitsete. Ja vastupidi. Ja näiteks siin on nüüd nii-öelda pluss veel kõik, mis juba mesinike kohta näitasin. Nüüd põllumehele näiteks, kui tänu sellele, et on satipildid jooksvalt olemas, siis näete siin vasakul pool on nüüd see sügisene rapsiennustus. Olen käinud kogu aeg sealt mööda sõitnud. Ja see on nüüd alles eilne, üleeilne Sentinel-2 pilt NDVI-ga, kus siis näete, kui palju tegelikult on seal neid kannatada saanud alasid põuatult või mingi muu tõttu. Või just talvise vee tõttu, olgem ausad, sest et põud siin meil nii hull ei ole, kui see, et siin on talvine seisev vesi oli see, mis kahjustas.
Ja kuna siin nüüd on võimalik endale ka mullakihid ja muud põhikaardi abikihid peale panna, siis seda oli väga lihtne. Saab interpreteerida, kus sul on mullatüübi probleem ja kus on mingid põlluhoolduse või mingid muud probleemid. Ja näiteks teine näide, kus on siis nii-öelda turbase muld, vasakul pool siin on siis tegelikult sügisene oras, paremal pool on kevadene külv, aga et siin on nagu näha niisugused laigud, mille puhul võiks arvata nii või naa RGB puhul. Kui nüüd võtame siis selle nii-öelda teistmoodi valevärvides enda viile sarnase, aga ümber pööratud, et võimendada nii-öelda produktiivsemaid piirkondasid, siis näete, need turbasemad alad on kohe selgelt eristuvad oma probleemsusega kevadel. Nüüd, kui vaatasin oma seda rapsikaarti sügiste ennustust, siis tuli välja, et sügisene oras näitas veel selgemalt nii-öelda sinine tähendab siis nii-öelda rohekat katet. Kuna mind huvitas selge raps, siis kõik muud oli ainult lisaväärtusena ja boonusena. Ja see lillakas on siis selline lahja idanemine ja just nende turbaste alade peal tegelikult see oras idanes palju paremini kui siis ühe põllu peal ja teise põllu peal on nagu need erikultuurid. Praegu peast ei mäleta, mis need täpselt oli. Aga mis tuleb välja, et kuna sellele paketile on võimalik sealt valida ka ajaloolisi kaarte, siis näete, võib-olla ei peagi tegelema niivõrd palju mullateadusega, vaid kasutada ajaloolist 150 aastat vana teadmist või 130 aastat vana teadmist. Vanasti põllumees selle koha peal hoidis soorohumaad või siis natuke metsatukka või puisniitu siin ühes nurgas. Ja teisel pool on ka puisniit ja soorohumaa ehk et tegelikult milleks üldse see on nüüd see sovjetliku viljastavates tingimustes sai see kõik põllumaks tehtud, aga tegelikult äkki ei tasugi siis selle koha peal nii hullult pingutada põllupidamisega, vaid peaks natuke midagi teist tegema. Ja see kõik on nüüd ühes kaardikihis hea lihtne kohe välja otsida, et ei pea käima erinevates teemakaartides. No siin on muidugi siis metsamuutuste kiht, kuna see oli mesinikele väärtus, et teada, kus on, kuid keda huvitab metsa majandamine, siis saab siit ka teatiseid vaadata, aga loomulikult need lidari muutused on ikkagi mitmeaastase hilinemisega. Ja siis tulevad appi satelliidi vaated. Nüüd on rohkem nagu maitse küsimus, et kes millist indeksi või valevärvi pakette endale soovib näha, et kes tahab nii-öelda tugevasti häiritud alasid kõikjal, kes tahab natuke rahulikumast toonist, seda suve poole muideks see lilla muutub, rõhutab seda, kus on juba üleminekud ja taastumised, samas see punane versioon rõhutab ikkagi nii-öelda tugevalt häiritud alasid või siis kes tahab kõige nagu ütleme kriitilisemaid, värskemaid kohti, siis on jälle omaette praegu võimalik kevadel. Kõik need indeksid töötavad sesoonipõhiselt ehk et siin peab teadma nüüd nende sisemist ajalugu või käitumist jälgima. Jah, okei, ma olen mitu aastat juba mänginud satilauga, nii hakkab juba tekkima mingi tunne. Aga tõesnaga kõik saab teha ühes kohas. Ehk et praegu on see võimalik, et kõik need nii-öelda maal tegutsejad, see on hulgas siis ka jahipiirkonnad ehk jahimees saab, kõik saavad siis seda infot omavahel koos vaadata ja samaaegselt ka ühe vahetada. Sest omavahel vahetades järjehoidjaid saab tekitada. Ja siin nüüd nii-öelda lemmikteema metsameestel on üraskite otsimine kuuskide seest ja kuuskide vahel. Et see tekitab nii lahedaid halle alasid. Ja nagu on teada, siis metsandusliku värvilahenduse puhul on nad sinised. Ja siin on praegu Sentineli värske pilt, kus on see siis need alad ka jätkuvalt, ehk et keegi ei ole seda ala maha võtnud, aga loomulikult, kui see on kaitseala, siis sealt ei lähegi keegi võtma. Ja mis tuleb muidugi välja, et kui sa vaatad, et saad tänu sellele, et seal on olemas ka ju need vanaaegsed raster mullakihid, siis tegelikult on siit hea näha, et tegelikult on see mullatüübi spetsiifiline probleem ehk et kui istutada sellisele mullale ja teisi puuliike, siis sellega annaks juba tugevasti vältida seda kuuseüraski levikut järgmise 50-100 aasta jooksul, arvestades kõiki kliimat ja kõiki muid olust, aga vähemalt sul on alginfo, et teada ja ennast hakata planeerima. Ja mis on nüüd X-KISS-i puhul hästi väärtuslik, mida kahjuks ei saa ega ei tule sinna satilattu, on esiteks geopositsioneerimine. Ehk et X-KISS-i vahendeid ja neid teemakihte saab jooksvalt kasutada ka oma mobiilis väljas liikudes, mida ma olen juba katsetanud mitu aastat ja ma olen üha enam nagu julgemaks läinud nii-öelda ajaloolistel kaartidel liikumisega eelkõige. Aga samamoodi saab X-KISS-is teha oma kihi
joonistada endale sobivad või vajalikud punktid või polügoonid ja siis need ka tegelikult siis salvestada või eksportida. Salvestamine on selles mõttes järjekordselt kahjuks nii-öelda järjehoidjana. Aga seda peab meeles pidama, et te peate kogu aeg uuendama oma järjehoid. See on selles mõttes natuke tüsilik, aga praegu antud juhul ainukene lahend, kuidas seda universaalselt teha. Loomulikult te võite need oma joonistatud kihid või väljundid eksportida, siis on ka, aga neid uuesti importida, see on see põhjad. No vot, et olekski kokku võtta ja kui see nii-öelda põllumeeste äramoosimine peaks õnnestuma, siis äkki saab ka kunagi satilao abil neid suuri lilleväljasid hakata eristama. Aitäh! Aitäh sulle ja küsimuste seas ongi küsimus, et milliseid teisi põllukultuure sa lisaks rapsile oled ise püüdnud satilaos uurida? Tatra puhul on kõige suurem häda, et just selle hetkel on kõige rohkem pilvi. Ja ta eristub ainult õitsemise ajal või siis ühel hetkel veidikene, ütleme, nii-öelda enne lõplikku kasvu, et siis on nagu, ütleme, talle eritoonid, aga see on piiri peal. Siis näiteks sügiseti olen neid kesalille ja muid selliseid sinepiväljasid. Need on head suured, need paistavad välja, aga kahjuks väga palju kultuure, muideks sügisel rapsikihi eristamisega tulevad välja ka hästi tugevalt väetatud talirukki orased. Need lähevad samamoodi kollaseks. Ja neid samu nii-öelda vetikakihti olen selle järvede peal ja roostikupindasid siin kunagi sai Keskkonnaametile tehtud ettekanne, sest neid selliseid nii-öelda tuletisi on seal sai nagu esitletud rohkem. Aga kurb on see, et praegu X-kissi paketti neid oma kihte nii-öelda oma tuletisi ei saa veel lisada, et seal on selline keskkonna keeleprobleem, et see on liiga keeruline päring, mida X-kiss ei suuda üle tuua satilaost. Aga alustajale, algajale, et millest siis üldse alustada, kui tahta ise leida neid põllumassiive erinevate liikidega? See on esiteks, esiteks tuleb teada, kus sul need massiivid on. Ehk et alati käib näidise järgi ja tunnetamise järgi. Ja siis teine asi tuleb hakata vaatama, millal see kultuur on teistest rohkem eristuv. Raps on lihtsalt oma siniste lamedate lehtedega sügisel siga hästi eristuv. Näiteks roostik on jälle kevadel või sügisel, kui ta kollaseks läheb ja nii edasi. Ja kui see on piisavalt pikk, et sa saad nii-öelda sesoonselt selgeid pilte, siis tuleb hakata lihtsalt mängima, et tema versus kõik muud ümberringi. Aitäh sulle! Oli tore. Näeme veel kindlasti mõnel üritusel. Ja annan sõna Tiit Hiionile Hades Geodeesia OÜ-st, kes räägib detailsest kaugseirest põldude näitel. Et kuidagi sobiva kokku oma vahel. Tervist kõigile. Otsime oma ettekande üles ja paneme ta. Kas tuli? Ja, kui nüüd esitus, jah, just. Nii. Igal juhul on au niisuguses seltskonnas ka oma ettekannet teha ja ma ei tea, mina olen igal juhul küll juba täna praeguseks hetkeks üksjagu targem, kui ma täna hommikul olin. Ja huvitav, et see põldud asi läheb väga hästi kokku eelmise ettekandega. Nagu öeldud, ma olen Hades Geodeesiast, kus ma oma igapäevast leiba teenin. Samas olema ka digitaalehituse klastris tegev, et ehitusvaldkonda uueks luua, ega muud olegi seal põhjust. Pärit olen ma Tehnikaülikoolist ja seal, kus minu haridustee on käinud ja minu arusaamist ehitusest ja elust üldse on kujundatud ja nagu tänapäeval ka kombeks, et kui kuskilt on haridus saadud, siis on aeg mingisugusel hetkel seda ka
ka jagada ja tagasi anda ja seda ma siis ka teen, et Kunstiakadeemias loen ma siis arhitektidele geodeesia osa ja noh, siis seda sellisel moel, nagu mina näen, et arhitektidel seda distsipliini vaja võiks minna. Vaades geodeesia, jah, ongi, ütleme, et kogu see asi on pisut võib-olla teistmoodi kui siin teised kõnelejad, et me oleme kunagi 90. aastal alguse saanud, aga ikka ükskõne geodeesia firma, võib-olla üks esimesi geodeesia firmasid. Aga meie, nagu me siin ka visioonidest räägime, et meie firma visioon on tegelikult siis nii-öelda saada sellest mõõtjast firmast andmefirmaks, millest me siin täna tegelikult kogu aeg rääkinud oleme. Ja mis see missioon on, miks me seda tahame teha, mis on see meie tähendus. Me näeme, et andmetega on võimalik luua ehituse väärtusahelas usaldust. Sellist sõna praegusel hetkel ehituse väärtusahela osapoolte vahel nagu eriti kasutada ei ole paslik, et see seal lihtsalt puudub. Aga usalduse puudumine paraku on minu hinnangul vähemalt kõige olulisemaks takistuseks selle valdkonna arengul. Ja siis seda oma visiooni ja tähendust kuidagi ka visuaalselt nagu muuta või see, et kuhu me oleme asunud, oleme ka siis loonud uue brändi, mille me oleme siis nimeks saanud 3DI. See on siis minu tegemistest ja firmast. Nagu öeldud, jah, ehitus on see põhiline tegevusvaldkond, tänapäeval siis küll jah, juba see mitte niisama geomeetria, vaid ka andmesisu kõikides nendes BIM, siis Building Information Modeling või Building Information Management, kuidas seda siis parasjagu käsitleda, et see on, mis praegusel hetkel on põhiliselt tegev, aga on ka tööstuse, siin on üks pildikene sellest, meil on seal Airbusi remonditöökoda Tallinna lennuvälja lähedal, et meil mingisugusel põhjusel oli vaja seal skaneerida mingisuguse Airbusi nina ja modelleerida seda mingisuguseks remondivajadusteks. Nii et aeg-ajalt tuleb ka sellistesse kohtadesse minna. Üks oluline asi on ruumiloome. Me ise ei ole küll ruumiloojad, aga me oleme selle võimaldajad. Siin on üks pilt siis nüüd meie tehtud kaugseire peal, mis on siis 3D Tallinna, mingi umbes 250 hektarit suurusega ala ja siin on peale pandud arhitektide tehtud ERR-i uue maja mudel. Ja siit muidugi väga hästi näha ei ole, aga põhimõtteliselt on siis neid võimaldajad kasutades, esiteks arhitektidel endal hinnata paremini, kuidas moodi see maja siis uude keskkonda sobib. On võimalik linnavõimul, kes peab need asjad heaks kiitma, paremini seda asja näha. Ja mis võib olla veel olulisem, et kogukondadel on ka võimalik näha ja võib-olla ei olegi iga kord vaja vastu sõdima hakata, kui on näha, et tegelikult tuleb päris kena asi ja päris hästi võib-olla sobib siia. Et see on see, kus me ruumiloomes sees oleme. Siin all on üks väike ringtee Maa-ameti andmetest, Maa-ameti kaardidest ei saa vist mitte keegi üle ega ümber, kellel vähegi maaga pistmist on. Aga siin nüüd ongi see, et me täiendame neid andmeid. Vasakul pool on siis Maa-ameti. Minu arusaamise järgi on ta siis niisuguse 15 sentimeetrise GST-ga või ground sampling suurusega ja paremal pool on siis meie tehtud. Meie piksli suurus on mingisugune, ütleme 1–5 sentimeetrit. Siin ma pakun, et on ta mingisugune 2–3 sentimeetri juures. Eks see materjal on tegelikult see, mille pealt põhimõtteliselt projekteerija saaks hakata juba oma projektlahendust tegema, ilma et oleks vaja geodeedil joonistada sinna alla siis mingisugust AutoCAD-i vektorplaani. Ja annab ta ka ikkagi üksjagu rohkem informatsiooni, kui nüüd lihtsalt üks geodeedi tõlgendatud vektorplaan. Ja oleme avastanud enda jaoks, või ma ei teagi kumba pidi, see oli muinsusteema. Siin üleval paremal nurgas näete Narva Raekoja maja,
mis nüüdseks peaks olema remonditud. Aga jällegi kõik need fassaadid, kõik need detailid, mis seal siis on, saame me üsna täpselt, üsna detailselt üles võtta, et saaks anda päris hea pildi, mis selle hoonega siis parasjagu lahti on, kuni selleni, et ma ei tea, need katusekivid või midagi sellist on seal vaja vahetada või asendada. Ja all paremas nurgas on, ilmsesti olete kuulnud, mis möödunud suvi juhtus ja minu arvates väga kõva asi. Rootsi tänavalt leiti ajalooline laev. Nad pidasid seda kogeks, võib-olla peetakse seda praegugi, aga sealt tuleb neid avastusi. Teadlased leiavad ikkagi kogu aeg uusi ja uusi avastusi. Võib-olla kõige kõvem sõna oli seal see 14. sajandi kompass, mida vist kas, ma ei tea, paar tükki on vanemat leitud üleüldse meil Tallinnas Rootsi tänaval. Nii et oli au olla ka niisuguse projekti juures ja nüüd need meie üles tähendatud andmed väga detailselt seal siis ka mingi sentimeetrise pikstiga ja pluss siin tuli veel ka laserskaneering juurde. Neid andmeid ja tänapäevast kommunikatsioonivahendeid kasutades oli võimalik osaleda siis meie arheoloogide ja kuskil kaugel Ameerikas olevate arheoloogide omavahelist nii-öelda nõupidamist. Ma tean, et arstid konsulteerivad teinekord ka üle kommunikatsiooni, siis oli ka, et seda mudelit oli võimalik keerata ja pöörata ja näidata ja osutada ja siis need üle ookeani arheoloogid ja teadlased said anda siis ka oma mingisuguseid hinnanguid või teadmisi või soovitusi nende asjade juures. Nii et siuksed põnevad asjad. Aga kaugseire. Meie kontekstis on see ikkagi üsna lähiseire. Et ma ei tea, kas Sentineli satelliidid on ikka mitmed 100 kilomeetrit kõrgel lendamas. Meie putukad lendavad mingisuguse mõnekümne meetri peal, aga me täidamegi teist niši, nagu nende piltide peal oli seal ka näha. Ja enamasti on nad siis mingisugused multirootorid, küll varustatud siis RTK-ga või Real-Time Kinematic GNSS vastuvõtjatega, mis tähendab seda, et iga pilt, mis on tehtud, tegelikult oma mõne sentimeetri täpsusega positsiooni, mis võimaldab neid andmeid paremini kokku panna ja üldse need nii-öelda andmekogud saada täpsemaks. Ja siis GSD on võimalik ja mõningatel puhtudel ajame ta siis isegi alla sentimeetri, seal mingi 0,7 sentimeetri peale, aga paljudel juhtudel vist on ta ikkagi niisugune 5 sentimeetrine. Ja ega need putukad, multirootorid või siis suur oranž Vintra VTOL ehk siis Vertical Takeoff and Landing platvorm ei ole ju ikkagi lihtsalt põristamiseks ja lendamiseks, vaid oluline on see, mis on siin paremal nurgas, see payload või last, mida nad siis tegelikult kannavad. Üks levinumaid on siis Sony 42 megapikslise sensoriga kaamera, mis on päris tõsine tööriist. Alumine see suur M300 droon on võimeline kandma ka lidarit, mida me ka aeg-ajalt oleme õppinud nüüd juba ka kasutama. Ja võib-olla kõige paremini tänase temaatikaga sobib kokku seal paremal nurgas olev multispektraalne kaamera, millel on siis kõik meie RGB spektri alad, pluss siis veel termo ja pluss siis veel, mis ta siis on, pankromaatiline Red Edge P ja muidugi siis need kitsad punase valguse ribad, millega võrreldes või neid omavahel neid andmeid võrreldes, siis ongi võimalik neid igasuguseid värvilisi ja ebavärvilisi pilte saada. Aga nende teemade juurde võib-olla ma ei läheks, sest ma peaks 2 kuud ilmselt enne õppima ette valmistama, et siin võiks nagu kuu lahti teha. Põllud, kuidas me nendele põldudele sattusime? Ikka läbi ehituse. Et meie emafirma Hades Invest on tegelenud pikka aega positsioneerimise brändi nagu Topcon, siis maale toomise ja klientide nõustamisega. Ja see oli ka algselt siis see Topconi firma üldse foto ja optika, siis muutus ta maamõõduseadmete tootjaks ja lõpuks, kuna kogu see positsioneerimine on läinud ikkagi põhiliselt satelliitide peale,
siis jõuti ka põllumajandusse ja põllumees, ka Eesti põllumees on võrdlemisi innovatiivne ja kasutab igasuguseid asju, siis me oleme neid aidanud siis nii-öelda autoroolidega. Ehk siis on see, et põllumees sõidab oma tehnoloogilistes jälgedes, ta tahab kogu aeg nendes samades jälgedes sõita mõne sentimeetri see hälbega, rohkem ta ei luba. Ja mis tähendab siis seda, et jällegi tal peab olema RTK või Real-Time Kinematic mõne sentimeetri täpsusega reaalaja positsioon, aga see positsioon antakse edasi roolimehhanismi ja põllumees võib nii-öelda rahulikult järgida oma nende põllude või haakeriistade tegevuste, mis ümberringi toimub, et ta ei pea hoidma kinni roolist. Rool sõidab, hoiab ise. Välja arvatud siis mingisugused pöördekohad ja nii edasi. Ja muidugi siis ka see, et me opereerime Eestis ühte reaalaja baasjaamade või püsijaamade võrku ja teenust Faatnet, et see on ka see, mida põllumehed kasutavad, ega nad muidu oma positsiooni sinna mõne sentimeetri sisse ei saa. Aga hea küll. Ma igaks juhuks tegin screenshotid, sest ma ei ole väga kindel, et Teamsis ja need videod ja need päris laivi asjad töötavad, aga vaatame. Siin on nüüd screenshot tehtud meie ühest niisugusest nii-öelda andme jagamisest ja andme võrdlemise abinõust või portaalist, natukene võib-olla sarnaneb Maa-ameti omaga, aga tal on natukene teised funktsioonid, et me paneme siia peale ikkagi ka projektjoonised ja sellised, mis on siis jällegi ikkagi mõne sentimeetri täpsusega. Aga siin paistab nüüd üks põllulapp siin samas all ja muidugi on siin Maa-ameti kaart. Ega me, nagu öeldud, ilma nende Maa-ameti kaartideta ei saa. Aga juttu tuleb sellest, et ka siin eelmine kõneleja, et need soised, läbivettinud alad, liigvesised alad, et mis nende asjadega teha. Väga hea mõte oli võib-olla üldse rahule jätta, ei olegi nendega midagi peale hakata. Aga iga kord seda päris nii teha ei saa. Meie geoteedid, muidugi me lendame need alad droonidega üle kiiresti, seal 100 hektareid tunnis võime seda teha, et me saame tõesti suured alad. Ja saime siis niisuguse, see on nüüd tegelikult DEM-mudel, siis Digital Elevation Model, mille me oleme värvid pannud peale. See vasakul pool roheline ala on siis nagu kõrgem ja siis läheb sinisemaks ja tumedamaks siniseks, see on siis nagu madal. Ja arvasime, et me nüüd selle pealt suudame leida ja tuvastada siis nüüd need madalad lombid või kohad, ja profileerida siis see põld ümber, sest keegi ei saa ja ei luba sinna mingit kraavi kaevama hakata, et see on ju jällegi, sul on ruutmeetrit seda põldu kadunud. Aga me ei saanud sellega päriselt hakkama. Ei tule need asjad välja niimoodi. Siis nagu seal näidatud oli see multisensoorne kaamera. Lendasime siis sellega. Ja nüüd kusjuures siin praegusel hetkel ei ole mitte neid erinevaid spektribasid kasutatud ja nende võrdlusi, kuivõrd on kasutatud tegelikult termokaamerat. See on termopilt põllust. Ja siit tuleb juba päris hästi välja, te näete, sinised alad on külmad ja see oli nagu see ülemine pool, see on alumine pool, aga võt vesi seisab siin, ei liigu minema. Need rohelised alad on siis need soojemad alad ja punased on need, mis on siis juba päris soojaks läinud, see on isegi paar punast kivi, mille päike on soojaks kütnud. Ja nüüd siis see annab nüüd juba võimaluse seda põldu ümber profileerida. Võt see nüüd on ka, et kui eelmises ettekandes me vaatasime neid probleeme, mis põllumeestel on, siis see on nüüd see koht, kus me üritame aidata põllumeest neid probleeme lahendada. Jällegi, võib-olla mõistlik see põld või see kõlvik jätta siis sinna soo alla, aga võib-olla tuleb tõesti ikkagi see põld teha ja parandada see maa nii palju ära, et neid ei tekiks neid loike sinna
ja saaks selle siis kasutada mingis vilja või mille muu kasvatamisel. Et kui me räägime siin rohelisest ja rohepöördest ja siis tegelikult need asjad kõik, mis siin jutuks on olnud, on ju tegelikult ikkagi suuresti selle teenistuses. Siin kihutab üks suur võimas John Deere'i traktor tõenäoliselt mingil Ameerika põllul, tehes korraga, ma ei tea, 3-4 põllutööd ja ilmselgelt liigub ta nagu merel ikkagi selle täppis juhtimise all. Need samased satelliidipildid, ka neid juba praegu Eestis kasutatakse selleks, et siis nüüd pritsida, väetada erinevalt vastavalt siis sellele, kuidas moodi see koht, kas ta siis vajab seda väetist või mõni koht võib-olla üldse ei vaja, et need samad positsioneerimise tehnoloogiad aitavad ka seda teha. Üks tore võimalus avastasime on see, et siin te näete ühte metssigade poolt üles küntud ala. Ja põllumehed lähevad siis, kui on sellised juhtumid, lähevad siis küsima kindlustuselt raha, et mul on seal kahjud, aga kui suured need kahjud on, kui suur see ulatus on. Praegu nad ronivad põhimõtteliselt siis traktori katusele, üritavad sealt kuidagi nagu kindlaks teha seda, et sa ei hakka sellepärast kõike läbi sõitma. Selline variant on tõesti mingisuguse 10-15 minutiga on mingisugune metsik põllumassiiv tegelikult andmed korjatud ja selle pealt võid sama neid asju hakata siis küsima. Ja siin all on siis pildikene ja sellest, kuidas on mingisugune märg koht põllu peal. Ja kui veel, ütleme, 5 aastat tagasi põllumehed ütlesid, küsisid, et kas on teil probleem. Jah, on küll, aga see on nagu, ütleme, jumala tahe, et seal nagu midagi teha ei saa. Nüüd siis tegelikult me näeme, et seda me saame siin aidata ja on siis ka tehnika tegelikult olemas, mis aitab neid pinnaseid siis koorida ja profileerida. Et see ei ole päris see, mida teede peal kasutatakse, et Eestis on tegelikult ka sellised asjad juba olemas. Nii et ressursid, kontroll ressursside üle, maa parandus, tegelikult jälle ressursid, et põllumaa, mis meil kasutada on 100% kasutuses, mitte siis 10-15% nagu põllumehed hindavad vähem nende veeloikude pärast ja kahjude hindamine ja vaidluste vähendamine nende kahjude juures, siis kui on seal priiakega või kindlustustega või kellegi sellega tekivad põllumeestel vaidlused. Vot nii, minu aeg on tegelikult ju ka rõõmsalt kasutatud. Tänu teile selle eest ja ikkagi kasutage tehnoloogiat, aga abi on sellest siis, kui seda ikkagi päriselt kasutatakse, vastasel juhul ju ei ole. Aitäh veel kord. Aitäh. Vaatame küsimuste vooru ka. Hetkel siin lisaküsimus ei ole, aga ma küsiks ise, et kas te oma töövoogu olete satelliidipildid ka lisanud, et saada mingi esimene hoiatus, näiteks põllumees tuleb mingi oma sooviga, et sa esimese hoiatuse või esimese mingisuguse teadmise saad mingi satilaofiltri kaudu teada? Tõtt-öelda siiamaani ei ole, aga pärast tänast päeva. Ilmselgelt me seda diagnostikat, me ei ole ju ise tegelikult selle ala spetsialistid, aga ütleme siis koos põllumeestega, ma arvan, et me saame selle diagnostika palju paremaks teha ja me ei hakka seda põldu parandama, kui sellel ei ole lootustki, nagu me eelmisest ettekandest vaatasime, et see on ka, ma arvan, et nad ei tea seda. Selge. Aga suur aitäh sulle ettekande eest ja järgmiste kohtumisteni. Ja annangi sõna meie päeva lõpetajale ehk siis taaskord Kapaseta ja Mihkel Veske Sentinel-1 andmekihi teenuste arendamisest ja nende praegusest seisust. Ekraan on kenasti näha. Ja hääl on ka hea. Aitäh. Nii. Tervist ka minu poolt. Et püüan siis siia päeva lõppu kiiresti visata ühe teenuse, mida oleme Kapasetas hoolega arendanud ja mis meie hinnangul võiks olla kasulik päris paljudele ja lisaks nendele nii-öelda standardkihtidele, mida põhimõtteliselt saab ka standardvahenditega rehkendada, siis kirjeldan ka 2 sellist andmekihti, mida parasjagu arendame ja mis võiksid ka päris huvitavad olla. Aga kõigepealt siis teenus ise.
Sentinel 1-ga üldiselt on teada värk, et selle andmed on vabalt kättesaadavad ja põhimõtteliselt igaüks võib sellega teha mingisugust andmetöötlust, et midagi huvitavat sealt leida. Minna võib kas Est-Hubi, Sky-Hubi, mõne Diase platvormi peale, saab rastrid kätte, vabavaralise Snap tarkvaraga saab kõik vajalikud igasuguse konfigureerimised ära teha ja veebist leiab ka hulgaliselt õppe- ja abimaterjale, et seda kõike teha ja tõlgendada. Aga sellega on üks probleem või isegi mitu probleemi. Esiteks, kasutaja peab väga täpselt teadma, mida ta teeb. Igasugused kalibreerimised, mida ja millal ja kust teha. Peab täpselt teadma, et kust mida saab, peab täpselt teadma, mida sealt tõmmata. Ja lisaks peab olema kasutajal ka võtta piisavalt arvutuslikku ressursse. Näiteks üks SLC täis raster, see võtab suurusjärk 8 gigabaiti mälu ja kui sellest nüüd koherentsust või mingisugust sükest asja arvutama hakata, siis sõltub täpselt, mida rehkendama hakata, aga vabalt võib ühe täis rastri arvutus võtta mitu tundi aega. Et näiteks koduarvuti peal seda naljalt ei tee, suvalise desktop arvuti peal ka, kui ikkagi vähegi suurem ala ja pikem ajavahemik on vaja rehkendada. Nii et peab olema täitsa palju ressurssi selle jaoks. Ja kõige olulisem, kasutajal peab olema aega selle jaoks, mida meil paraku kõigil on alati liiga vähe. Isegi akadeemilises töös on see tihtipeale probleem, sest et tuleb tudeng, hakkab midagi uut tegema, siis tal on vaja päris palju sisseelamisaega, et üldse midagi sealt tulema hakkaks. Ja siin tuleb siis appi see meie teenus, mida me oleme ristinud Kappa One'iks. Kappa siis tuleb sõnast Kappa Z ja One meie sellest suurest ideaalist one click, ehk siis meie ideaal oleks, et põhimõtteliselt ühe klikiga oleks võimalik saada kätte andmed, mida siis analüüsima hakata. Selle asemel, et siis enne hirmsasti vaeva näha ja endale radari alusteadmisi selgeks tegema hakata ja üldse, et kust mida saab ja kuidas midagi töötlema peab, siis tuleb lihtsalt teha pisikene skriptikene, teha väikene API päring. Sinna päringusse siis tuleb märkida, millist ala soovitakse vaadata, millist ajaperioodi. Lisaks, et mida siis soovitakse saada, kas koherentsust või tagasiajumist või mõlemat. Ja siis mõtlesin saata see pisikene päring Kappa Z-sse, öelda tehke ja siis Kappa Z teeb ära. Ja saadab siis tulemuseks, sõltuvalt sellest, mida parasjagu keegi soovis, kas tagasihajumise, 6 päeva koherentsuse, 12 päeva koherentsuse. Põhimõtteliselt võiks ka 18 päeva koherentsuse teha. Kuuldavasti ka sellel võiks kasutus olla. Ja lokaalne langemisnurk ka päris kasulik asi. Kõik siis vastavalt sellele huvialale, mis varem ära märgiti. Ja seda rehkendust saab siis teha mingisuguste huvipakkuvate põldude kohta. Et saab siis arvutada põllustatistika nende koherentsuse ja tagasiajumiste kohta või siis tulemus rasterfailide kujul, mida saab Amazoni kaudu kas alla laadida või siis veebiliideses vaadata või siis VMS teenusega vaadata. VMS teenusega mul on siin üks pilt ka tehtud, mismoodi see välja näeb. See on siin niisugune demoala, et põhimõtteliselt igaüks võib niisugusele aadressile minna. Ma panen selle pärast sinna chati ka, siis on mugavam sellele vajutada. Saab siia minna ja ringi vaadata, kuidas on. Siin konkreetsel pildil on siis 6 päeva koherentsus ja tagasiajumine RGB värvidega kodeeritud. Aga siit RIP-menüüst saab siis valida ka muid variante. Näiteks lihtsalt tagasiajumist, lihtsalt koherentsust nende kanalite kaupa. Ja siin all vasakul nurgas on kuupäevad,
et millise kuupäeva kohta pilti tahetakse. Vot, ja kui vajutada siia vasakul nurgas olevasse Qgis nupule, siis laetakse all fail, millega saab mugavalt selle sama pildi tekitada ka Qgisis. Ka üks väike kuvatõmmis sellest. Seesama koherentsus ja pildile pandud, aga nagu näha, siis on ka tagasiajumised VHVV polarisatsioonis või siis ka kokku panduna. Ja saab seda seal siis analüüsida. Vot, siuke teenus. Aga noh, juba tagasiajumine koherentsus ise on siuksed marukasulikud kihid, mida saab päris paljudes kohtades rakendada. Noh, näiteks me Priiale rehkendame neid põlluniitmise tuvastusi nende põhjal. Aga noh, kindlasti see rakendusvaldkond on palju laiem. Aga me ise siis püüame ka kahte sükest lisakihti sellesse Kappa1 teenusesse juurde arendada, millega süksed päris palju juba on olemas, aga otseselt kättesaadav veel ei ole, et saab sükest demo hetkel ainult teha. Need on siis sünteetiline NDVI ja masinõppepõhine pilvemask. Et mida see sünteetiline NDVI siis tähendab? Noh, optiliste piltide puhul teadagi, et need on üldiselt siuke hea täiendus radari piltidele, aga neil on see häda, et seal on tihtipeale pilved on ees. Sõltuvad siis laiuskraadist kas rohkem või vähem pilvi aasta jooksul, aga üldiselt ikkagi pilved on ees. Ja kui ikkagi mingisuguse põllu kohal on pilv, siis noh, sealt ei saa midagi rehkendada. Et muidu võiks sealt igasuguseid huvitavaid indekseid arutada, NDVI, mis iganes, nagu pilv on ees, siis paraku ei saa. Vot, aga siis meil Kappa-Zetast oli siuke mõte, et aga mis siis, kui prooviks masinõppe abil ennustada Sentinel-1 piltide pealt, et mis NDVI siis ikkagi siin selle pilve all olla võiks, sest et Sentinel-1 pilt, see on alati olemas. Sentinel-2 on pilv. Ja siit siis ongi sünteetiline NDVI, et masinõppe ennustab NDVI väärtust pilve all. Kui pilve ei ole, siis muidugi kasutatakse seda nii-öelda originaalset NDVI-d, aga kui pilv on ees, siis masinõppe pakub, mis seal olla võiks. Ja selle jaoks on meil juba täitsa põhimõtteliselt süsteem olemas, isegi demo saab näidata. Põhimõtteliselt selle sama Kappa1 kaudu seda saab teha. Ja ma arvan, et siin vist on õigem, kui ma täitsa laivis seda proovin teha. Vaatan, kas tuleb välja. Ette mu brauserit, jah. No vot, igatahes see sama pilt, mis seal screenshotina oli, siin on siis laivis. Siin kaardi peal saab mõnda ringi liikuda. Ja mis siin siis huvitavat on see, et vasakul pool seda joont on NDVI, mis on otse rehkendatud Sentinel-2 andmete pealt ja paremal pool siis on see, mis kui pilv on peal, siis masinõppe on proovinud ennustada, et mis seal siis olla võiks. Ja iga see punane laik siis on, eks ole, kas pilv või veekogu, et ühesõnaga sealt otse NDVI-d rehkendada ei saa. Ja nagu näha, nagu imeväel, masinõppe suudab ikkagi päris suure hulga neid punased laikusid siit ära kõrvaldada. Noh, eks muidugi see on natukene usu küsimus, et kas see NDVI siis nüüd on tegelikult ikka siuke, mis see masinõppe ennustab või ei ole. Aga noh, seda ikkagi saab mõõta ja mõõtmistulemused üldiselt ikkagi kinnitavad, et see on ikkagi päris usaldusväärsed numbrid, mis siit mõnda alt tulevad. Vot, siuke asi. Ja noh, see konkreetne demo on siin, võrdlus on 6-päevase. Et ühesõnaga, see sünteetiline NDVI siis rehkendatakse Sentinel-1 andmete pealt ja seal võetakse arvesse nii koherentsust kui tagasihajumist. Ja antud pildi peal on siis sünteetiline NDVI rehkendatud 6 päeva koherentsuse põhjal.
aga noh, siit menüüst saab valida ka 12-päevase koherentsuse. Et noh, siis tulemused on mõnevõrra erinevad, aga seda saab teha. Ja siis teine kiht, mida me samuti Kapazetas arendame, mis otseselt ei ole niisugune rastrikiht, ta on niisugune vektorkiht, on pilvemask. Et just Sentinel-2-le siis. Et Sentinel-2 endal on küll pilvemask olemas, aga meie praktika näitab, et väga tihti see on ikkagi maru ebatäpne ja ta on isegi nii ebatäpne, et me otsustasime, et me peame tegema parema. Ja võtsimegi siis masina pappi, mis need pilvemaskid rehkendab. Tekitasime niisuguse üsna esindusliku andmekogu labelitest, et kus siis on pilv peal ja treenisime masina ära ja tegime niisuguse süsteemi, mis neid kihte arvutab. Kogu see tarkvara, mis me tegime, on vaba vara. Igaüks saab minna GitHubi ja selle sealt endale tõmmata ja neid maske endale rehkendada. Ja siin on siis väike võrdlus ka, et kuidas ta toimib. Et kõige vasakul on üks niisugune pilvine pilt Sentinel-2-lt. Järgmine pilt on siis need käsitsi peale pandud kontuurid pilvedele, et kus siis kas on pilv või siis on pool läbipaistev pilv või siis on hoopis pilvevari, mis kõik, eks ole, teevad selle, et kui kas pilv, pool läbipaistev pilv või pilvevari on mingi piksli peal, siis sealt üldiselt ei maksa midagi arvutada, kuna see tulemus ei ole usaldusväärne. Et need on meil eraldi lahterdatud ja siis kolmas pilt siis näitab seda ennustust, mis meie süsteem on rehkendanud. Ja oluline on muidugi märkida, et see käsitsi märgitud piirjooned ja ennustussüsteem, et see ennustussüsteemi õpiandmetes neid andmed sees ei olnud. Et see on lihtsalt sellepärast, et saaks võrrelda. Ja kõige paremal siis on Sentinel-2 enda andmetega kaasa tulev Sent2Core pilvemask. Ja ma loodan, et läbi veebi on näha, et on ikkagi päris olulised erinevused. Ja meie mõõtmised näitavad, et kapamask tekitab neid pilvemaskisid ikka oluliselt paremini kui Sent2Core. Ja seda võrdlust me ei teinud ainult Sent2Core'iga, vaid terve rea laialt levinud maskidega ja täpselt sama tulemus. Hetkel kapamask on ESA-s kvaliteedikontrollis, et me ise võtsime seda kvaliteedi üsna palju ja tekitasime isegi publikatsioone ja värke, aga ESA tahtis ka kontrollida ja kui nad ikkagi sellest väga arvamusel on, siis võib vabalt juhtuda, et ühel hetkel kapamaskile tuleb juurde ka ESA soovitus selle kohta. Ja just enne esitlust vaatasin, et kuidas seal kapamaski publikatsiooni viidetega on. Et on täitsa ka Nature artikkel juba olemas, kus kapamaski on kasutatud. Nii et kasutajad üldiselt tagasiside neil positiivne olnud. Ja võib juhtuda, et sellesse Kapa One teenusesse me paneme ka kapamaski sisse. Et põhimõtteliselt igaüks võib seda ise arvutada, aga sellega on täpselt sama mure, mis Sentinel-1 andmetega kõige. Et see on ikkagi üsna arvutusmahukas ja seal on päris palju sebimist, et see mask nagu tekiks. Et põhimõtteliselt, kui huvi on piisavalt suur, siis võime teha ka selle niimoodi, et lihtsalt üks API päring ja kapamask on olemas. Aga see on minu poolt kõik. Aitäh! Väga äge, tahaks juba kuulda sellest, et ESA annab oma soovituse külge.
aga kui teda juba kasutatakse, siis küllap ta annab. Teil ju Küllap endal ka annab. hästi kontrollitud, aga mul on siin ka üks küsimus, et mida kasulikku tagasihajumine ja koherentsus tavakasutajale näitavad, et mida need lihtsamas sõnastuses tähendavad? Lihtsamas sõnastuses, pildiga ette. Lihtsamas sõnastuses koherentsus, lihtsamas sõnastuses on kahe pildi sarnasus. Aha. Ta mõõdab seda, et kui sarnased kaks pilti on. See põhimõtteliselt antakse väärtuses 0–1. Kui koherentsus on 1, siis on pildid identsed. Kui koherentsus on 0, siis on pildid täiesti erinevad. Ja kui ta on seal vahepeal, siis natukene sarnane. Ja sellega saab näiteks mõõta seda, et kas või see sama põllu niitmine. Et kui me näeme, et kaks järjestikust pilti mingi konkreetse põllu kohta, et seal koherentsused on libin-nabin ühesugused, et koherentsus on nende puhul kõrge, siis me näeme, et see põld ei ole vahepeal muutunud. Aga kui me näeme, et koherentsus on väga madal, siis me teame, et põld on muutunud vahepeal. Miks ta muutunud on? See on muidugi erinevaid põhjuseid, seal saab olla. Aga kui sinna panna juurde näiteks ilmaandmed, panna sinna juurde näiteks kas või see sama tagasihajumine ja ehitada sinna masinaõppe peale, siis on võimalik väga suure kindlusega öelda, kas näiteks seda koherentsuse muutust on tinginud põllu niitmine või näiteks kündmine. Seal on erinevad mudeleid muidugi vaja. Selge, ma loodan, et Madis sai vastuse ja ma tänan sind ka meie päeva lõpu ettekanne. Et ennem kui me päriselt päeva lõpetame, ma saan aru, et see päev võis olla küll väga väsitav, eriti sellepärast, et aja väike paus jäi vahelt ära. Aga ma loodan, et need teadmised tulid kasuks, kes kuulasid ja jälgige STHubi visioonipäeva lehte. Et kui te tahate mõnda ettekannet pärast rahulikus tempos järgi kuulata, siis need peaks olema seal koos sisukorraga kättesaadavad mõne aja pärast. Aga lõpusõnad siis annan Tõraverele. Päris lõpusõnad. Tõravere. Astrolinnake ootab pilvitud ööd, et kosmosesaladuste eest lükata luugid. Uno Weissmann suunab muutlikele tähtedele alfa teleskoobi taevakahuri. Valguskiire tee kaugetelt taevakehadelt kestab miljoneid valgusaastaid. Tähtede kõne dešifreerimisel tuleb olla seda virgem. Tulevikus töötab andmed läbi elektronmasin. Vana aasta jätab uuele palju ehitada, uurida, avastada.